Nii, aga head komisjoni liikmed, head külalised, alustame meie tänase erakorralise istungiga. Et erakorralise istungi puhul, ei ole vaja päevakorda kinnitada. Et kuna meil on kvoorum olemas, siis me võimegi liikuda edasi kohe selle päevakorra juurde. Ja mul oleks ettepanek selline, et meil on osa on avalik ja osa on kinnine, et avalikus osas võib-olla käsitleks selliseid üldiseid detaile ja külalistele kohe infoks, et kui tuleb näiteks mingi küsimus kellegi komisjoni liikmete poolt, kus te näete, et seda ei saa avalikult käsitleda, siis lihtsalt me teame, et me paneme selle siis istungi teisele osale, et istungi teises osas pigem võib-olla juba sellised detailsemad asjad, et siis vaatame, et kuidas et me peame aru saama, et kui on teave, mida ei tohi avalikult käsitleda, et siis peame seda kõik ilusti järgima. Ja teema, mis siis sai esmaspäeval ka komisjoni liikmetele välja öeldud, et on, ma ei näe praegu. Ja Maarjo Kadastik oli kas istungi või protseduuri? Ma tahan seda öelda, et teid ei ole näha. Tehniline küsimus, et kas saaks võib-olla kas helistada korra. Kas meid on siis kuulda, aga näha ei ole, eks ole? Kuulda, aga näha ei ole, et Ahah. Okei, kas? Väga hea. No nii, nüüd on meid näha ka. Ja teemaks on siis uus Kiviõli põlevkivi kaevandusloa müük. Et ma tutvustan siin kohe külalisi, kes meiega liitusid. Esiteks Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp. Aitäh tulemast. Samuti on meil Eesti Energia nõukogu esindajad. Meil on Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ja samuti nõukogu liige, kes on ühtlasi ka Rahandusministeeriumi esindaja, Rahandusministeeriumi ka halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak. Ja samuti on meil Teamsi kaudu liitunud Hando Sutter, kes on siis Eesti Energia juhatuse esimees olnud aastatel 2014-2023 ja samuti Konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee, et on samuti Teamsi kaudu, et me praegu pilti ei näe, aga ma loodan, et meid on ilusti kuulda. Ja võib-olla lähekski ka nende kohe küsimuste juurde, et sellised võib-olla üldised tausta infoks, et ka komisjoni liikmetele, et saab siis võib-olla Enefit Industry esindaja meile rääkida, et kuidas ikkagi oli selline olukord, kus aastaid, eks ole, käidi kohut selle kaevandusõiguse pärast. Et ma saan aru, et Riigikohtuni välja, mis lõppes kokkuleppe menetlusega, kus siis jaotati kaevandusõiguse load niiviisi, et 2/3 jäi siis riigiettevõttele, 1/3 jäi VKG-le. Et võib-olla siis selles osas, et kus siis tekkis mingi hetk selline arusaam, et ikkagi need kaevandusõigusi riigiettevõttel vaja ei ole. Tere hommikust ja suur tänu selle küsimuse eest ja ma annan märku, kui teatud teemad ei ole avalikud ja seega minu vastuses on avalikus ruumis palju üldistusi. Kui tulla selle küsimuse tuuma juurde tagasi, siis Eesti põlevkivi õlitööstus on täna terve. Meil on täna tagant tuul seoses Iraani sündmustega ja teises kvartalis sel aastal Enefit Industry avab uue õlitehase, mis on olnud 6 aastat ehituses, õlitehas 282. Sellega me lõpetame mitmeaastase investeerimisprogrammi meie õli tootmisse või tagurpidi põlevkivi tarbimisvõimekusse. See portfell, mis meil täna on, koosneb siis 2 uue generatsiooni õlitehasest ja 1 vanema generatsiooni õlitehasest, mille sünniaeg on 80. aastates nõukogude ajal. Mida me lisaks näeme, on elektri tootmises põlevkivi rolli vähenemine ajas. Selle taga on arengud, mida me igapäevaselt ka elektriarvetel näeme ja võib-olla ka elektriportaalides, kus siis keskpäevasel ajal
tänu päikseelektrile hind on nulli ümber ja hommikusel õhtutundidel on hind siiski kõrgem. Kui me vaatame Eesti elektrisüsteemi, siis 8 teravatt-tunnise tarbimise taga on meil umbes 5 teravatt-tundi kohalikku tootmist, sellest 2/3 teeb tuul ja päike ja sellest 1/3 teeb juhitav võimsus, mis siis jaguneb enamasti Auvere elektrijaama ja meie teiste biomassi koostootmisjaamade vahel. See areng, kus põlevkivi elektri tootmises oma rolli kaotab, see areng läheb edasi. Me näeme, et tuleviku elektritootmises me liigume rohkem kivilt gaaskütuse peale ja see areng on tugev ja sellel on nii majanduslikud kui ka ökoloogilised põhjendused. Me vaatame reeglipäraselt üle ka oma põlevkivi tootmisportfelli. Hiljuti oli uudis, kus Enefit Industry juhatus otsustas viia Narva karjääri, mis on üks teine kaevandusüksus meil, karjääri tiimi Estonia kaevandusse ehk siis konsolideerida kogu oma põlevkivi tootmise Estonia kaevandusse. Selle taust on äritõhusus. Kaevandamisel on hästi oluline, et kes on su tarbija ja kui nende tarbijate hulk ajas väheneb, siis on selge, et ei ole majanduslikult otstarbekas hoida mitmeid püsikulusid, mis siis iga-aastaselt peale tulevad. Ja see on ka meie omaniku ootus, et me väärindame maavarasid ja teiseseid toormeid efektiivsemalt ja selle efektiivsuse alla kuulubki just see arusaam, et aktiivne kaevandus on kõige parem kaevandus ja lihtsalt trofeesid hoida, vabandage selle väljenduse eest, ei ole mõtet. Uus Kiviõli saaga on pikk saaga. Kindlasti algas see enne minu aega, kui ma 24. aastal tollas Enefit Poweri, tänase Enefit Industry juhatuse esimehe koha üle võtsin. See saaga hakkas 2008. aastal, jah, seal on olnud mitmeid vaidlusi. Ma olen kindel, et endised Eesti Energia juhid oskavad selle kohta palju rohkem infot jagada kui mina. Aga on selge, et eraettevõtte VKG on Eesti Energiast palju varem tolles piirkonnas hakanud kaevandama ja kes on käinud seal kohal, näeb, et nemad on juba maa all ilusti ja toovad seal ka kivimaa peale. Eesti Energia ei olnud kaevandamist alustanud. Ja selle tehingu ratsionaalsus seisnebki selles, et 60 kilomeetrit meie tarbijatest eemal asuv kaevandus asub esimeseks ebamõistlikult kaugel ja see investeering, et see kivi sealt läbi logistiliste ahelate siis Auvere tuua, oleks niivõrd kallis, et oleks tegelikult päeva lõpus maandunud nii Eesti inimeste elektriarvetes kui ka meie õli oma hinnas. Nii et pikk vastus väga heale lühikesele küsimusele, aga jätame selle ajaloo siiski endiste juhtide poolt selgitada. Suur tänu. Jah, see oli muidugi huvitav, et trofeesid hoida pole vaja, aga kuna me räägime nende trofeede müükidest, aga miks siis ei otsustatud, isegi teoreetiliselt, et olgu, et Eesti Energia ole suuteline, eks ole, nii palju kaevandada, et miks siis, arvestades, et oli 2/3, et miks siis oli otsus, et kogu see õigus ära anda, mitte näiteks mingi osa jätta siis ikkagi riigiettevõttele? Esiteks me räägime nüüd jätkuvalt keskkonnaloa võõrandamisest, mis on seaduse silmis täiesti võimalik ja täiesti tavapärane tehing. Iga keskkonnaluba toob endaga kaasa kohustusi teha uuringuid, kohustusi teha ettevalmistusi, kõik see maksab raha, isegi kui ei ole mindud maa alla. Ja antud tehingu uuesti loogika seisnes selles, et üks ettevõte oli tollel alal juba maale läinud, teinud investeeringud, seda riiklikku ressurssi, mis on maapõues, aktiivselt kasutusele võtnud
just seda teinud, mida praegu me siin ootame, väärindanud, siis meie jaoks isegi halvimates stsenaariumites oleks selle kivi järgi vajadus olnud vägagi 2040. aasta nii-öelda lähedal. Seega on täiesti asjakohane, et juhatus, kelle jaoks on ka omaniku ootuses pandud eesmärk efektiivsus, mõtleb ja vaatab, kui oluline on omada seda kaevandamisõigust nii kauges kohas meie tootmisüksustest. Ja rõhutan veel kord, et meie otsuste nii-öelda parameetriteks on ka kõik see, mis toimub meie ümber globaalsel turul. Põlevkiviõli tootmine ei ole isoleeritud Eesti asi. Põlevkiviõli hinda ei määra Eesti, seda määrab globaalne õliturg. Lisaks on õli tootmine seotud otseselt Euroopa Liidu heitmekaubanduse süsteemiga. Need on ka asjad, mida meie ei mõjuta. Me teame väga hästi, mis heitmekaubanduse süsteemis hetkel toimub. Ja suur osa sellest sektorist, kus me opereerime, sõltubki sellest, kas tasuta kvoot heitmekaubanduse süsteemist jätkub või ei jätku. Ja see on poliitika kujundajate ülesanne tuua see selgus Eesti eraõiguslikele ettevõtetele. Tänan. Ja aitäh, et te lihtsalt kõlas selline lause, et selle kivi järgi, põlevkivi järgi oleks vajadus olnud aastal 2040. Et enne seda ei oleks olnud vajadust, te ütlesite. Korrektne. Meie Estonia kaevandus on suuteline tänast tarbimisportfelli katma ilma probleemideta. Jah, just, et te ütlete, et enne aastat 2040, et selle põlevkivi järgi vajadust põhimõtteliselt ei oleks olnud, aga mis siis juhtub pärast aastat 2040 nüüd? Väga raske sellist klaaskuuli täna keerata ja pöörata. Ma juba rõhutasin, et need kaks faktorit, see on siis globaalne õli hind, mis siis õlitööstust mõjutab, ja Euroopa heitmekaubandussüsteem on need kaks põhifaktorit. Tänane parim teadmine on see, et niimoodi tasuta kvoot, mida eraldatakse siis ka meie põlevkiviõli tööstussektorile, selle kohta on parim informatsioon kuni 2030. aastani. Mida me teame, on see, et Euroopa Liit pürgib tasuta kvoodisüsteemi muutmise suunal ja parima info alusel 30 aastate keskpaigaks ei tohiks enam jaotada tasuta kvooti meie sektorile. Mis tähendab puht majanduslikult seda, et me peaksime ostma avatud turul nii-öelda CO2 kvooti ja see sisuliselt teeb kogu selle sektori konkurentsivõimetuks võrreldes kolmandate riikidega, kust õli tuleb. Priit Sibul. Ja, aitäh. Küsin, kas lihtsalt lõpuni ei ole võimalik aru saada, kui võib-olla ei saa seda ka siin öelda, et kas see otsus on siis nii-öelda Enefit Industry äriloogikast tulenev või omaniku suunistest, tahtest ja arusaamisest tulnud otsus? Tegemist on Enefit Industry juhatuse äriloogikast sündinud otsusega. Aga siis mul on täiendav küsimus, et nende aastate jooksul palju see juriidiline kulu oli ja mitmel korral arutati selle kohtuvaidluse ja selle nii-öelda vaidluste kontekstis arusaamises, et võib-olla oleks mõistlik see võõrandada, kui seda ressurssi pole vaja, et miks see kadalipp nagu otsustati läbi käia, toimetada ja mitte nii-öelda mingitel varasematel hetkedel võõrandada ressurssi, mida justkui nagu nüüd selgus, et vaja polegi, et kuna see juhatus sellele otsusele lõplikult jõudis ja kas ja mitmel korral varasemalt seda küsimust on juhatuses arutatud? Aitäh. Meie juhatus on uus ja me ei ole selle algse vaidlusega otseselt olnud seotud. Seega ma jätan selle vastuse eelmisele juhatusele. Te ütlesite, uus juhatus võib-olla saaks täpsustada, kui uus? No uus tähendab seda, et mina võtsin selle rolli üle september 2024 ja suur osa tänasest juhatusest on formeeritud siis 2024. aasta 4. kvartalis. Ja paljud vaidluspunktid, kuidas see algas, toimus enne seda.
Ja, et õnneks meiega on ka liitunud Hando Sutter, et meil on komisjoni liikmetel siin küsimused, aga võib-olla ma korra annaks Hando Sutterile sõna, et ta natukene räägiks võib-olla ka seda tausta ja see moment, mis oli siis nende vaidluste kohta ja võib-olla kas oli siis arutelu ka varem, et vaidlemise asemel oleks vaja müüa. Aga nüüd see, mis puudutab ajalugu, mis siin küsimus oli, et tõesti VKG-ga mitte ainult vaidlused, aga ka läbirääkimised, et see ikkagi, siin oli ka läbirääkimiste pool, et VKG on Eesti Energialt minu juhtimise ajal ostnud põlevkivi päris paljudel aastatel, siis Eesti Energia on ostnud VKG-lt põlevkivi, on tehtud erinevad koostööd ja on olnud ka erinevaid vaidlusi. See kõik vastab tõele. Ja nüüd, ma seda aastaarvu täpselt ei mäleta, võis olla võib-olla 2019, kui siis lepiti kokku uus kiviõli kaevanduse arendamisel ja selle kokkuleppe eelduseks oli see, et mõlemal ettevõttel peab olema tagatud siis vähemalt 20 aasta põlevkivivaru. Me räägime varust. Varu ei ole kohustus, vaid see on optsioon, see on võimalus, eks ole, kui põlevkivi on vaja kasutada. Ja me rehkendasime selle koos VKG juhtidega välja, mõlematel ettevõtetel varu on vaja ja sealt tulenes siis uus kiviõli varu jagunemine 1/3 VKG-le ja 2/3 Eesti Energiale. Ja selle kokkuleppe sisu oli see, et kellel ennem on vaja hakata kaevandama, teeb ettevalmistusega seonduvad kulud ja hiljem need siis proportsionaalselt kompenseeritakse sellele, kes kulud on teinud. Antud juhul VKG-l oli seda varu ennem vaja hakata kasutama, VKG siis läks maa alla, nagu siin juba kõlas, tegi need kulud, Eesti Energia neid kulusid ei teinud ja lepingu järgi need kulude kompenseerimine oleks Eesti Energial tekkinud siis, kui Eesti Energial oleks seda varu olnud vaja kasutada. Ja me räägime siin varust, isegi opereerimine oleks olnud mõeldav ka selliselt, mida me ühe variandina isegi tollel ajal arutasime, et VKG kaevandab, Eesti Energia saab oma varu lihtsalt siis VKG käest näiteks sealt maalt tellida, et see, kuidas ta edasi oleks opereeritud, ei olnudki veel sellel hetkel selge. Aga see, et seda varu oli vaja Eesti Energial, oli sellel hetkel vähemalt meile täiesti kindel, sest ma küsisin veel oma endiste kolleegide käest üle, et minu arusaamisel ei ületa täna kasutatav varu Estonia kaevanduses 50 miljonit tonni ja seal on ka järjest rohkem tehnilisi piiranguid, et seda varu sealt kaevata. Seal on see Estonia kaevandus, lihtsalt illustreerin, on umbes nagu Tallinna linn pindala mõistes maa all ja kaevatakse erinevatest nurkadest ja ütleme, mõnest nurgast ta saab ennem see põlevkivi otsa kui teisest nurgast ja seal üles korvata võimekust on ülikeeruline, iga aastaga läheb järjest keerulisemaks. Pealegi on logistika, see on üks raudtee, millega seda kivi tuuakse, kui seal mingi tõrge on, siis sisuliselt elektrijaamadele kivi tuua on võimatu peale seda, kui ta Narva karjäär on kinni pandud. Nii et tegelikult on selle otsusega seotud päris üksjagu riske ja ütleme, nende riskide maandamine peab olema väga hästi selgitatud, kuidas need riskid on maandatud, kui näiteks järgmisel talvel lisaks õli tootmisel on vaja veel mitu miljonit tonni elektri tootmiseks põlevkivi. Et see on võib-olla minu kommentaar selle jutuga. Ja aitäh, et lihtsalt siin ongi nagu huvitav, et kui tõesti energiajulgeolek ja energiavarustuskindlus on ka üks asi, mis on omaniku ootustes kirjas, et kuidas on nagu võimalik, et kuni siis nagu september 2024 oli siis üks nagu arusaam kogu sellest asjast ja ma saan aru nüüd, kui uus juhatus tuli, siis ma saan aru, hakati siis vaikselt justkui seda äriloogikat muutma, et aga millal siis just energiavarustuskindluse osas see arusaam muutus? Eesti energiavarustuskindlus on tagatud täna, on tagatud 2026. aastal ja ma arvan, seda tonti ei tasu seina peale maalida. Eesti põlevkivi tootmisüksused on täna Eleringi poolt hangitud saartalitluse meetmes, mis tähendab seda, et need üksused peavad varustuskindluse ohu korral 1 kord aastas 10 päeva jooksul töötama. See on see, mida Eesti riik läbi Eleringi on nendele üksustele andnud.
kõik muud töötunnid ei ole Eleringi vaates asjakohased. Aja jooksul, ka peale seda aega, kui härra Sutter oli juhatuse esimees, on ka kütus, mida kasutatakse nendes elektrijaamades muutunud ja muutub ka ajas. Põlevkivi roll taandub. Esile tuleb biomassi ja gaaskütuse roll ja väga kiiresti. Miks pärast, kuna need on kõige odavamad sisendid ja eriti oluline on see, et see elekter, mis tuleb ennekõike Auvere elektrijaamast, oleks ka tarbijale taskukohane. Taskukohane on selline elekter, kus on süsiniku heitme jalajälg võimalikult väike. Kinnitan veel, et me oleme kõikides otsustes vaadanud nii Eleringi saartalitluse reeglistikust tulenevad tingimused üle ja arvestanud sellega. Meil on erinevateks stsenaariumiteks piisavad varud. Me ei räägi varud päevadest, vaid ma räägin varud, mis võivad olla mitmeid kuid. Ja kindlasti on eksitav info, mis puudutab seda Estonia kaevanduse olukorda. See kaevandus on täiesti tehniliselt korras ja võimekas andma kivi. Meie enda portfellis on kõik need stsenaariumid läbi arutatud ja ma kindlasti palun täna Eesti rahval mitte tekitada seda paanikat, nagu oleks varustuskindlus ohus. Võrreldes Ukraina sõja ja Venemaa konflikti algusaastatega on Eesti elektrisüsteemi tekkinud tohutult palju juurde taastuvelektrit. Ja kuna me oleme Baltikumis ühendatud anum koos Leedu ja Lätiga, siis Leedu on meist 2 korda kiiremini arendanud veel tuuleenergeetikat ja mis kaablitega ka meie juurde jõuavad. Seega Eesti elektrisüsteemist isoleeritud rääkida ei ole enam asjakohane. Suur tänu. Ja, et korra üle täpsustada see energiavarustuskindlus ja ma saan aru see saartalitluse leping, et siis selle järgi peab olema ainult 10 tundi aastas olema tagatud. 10 päeva. Üks kord 10 päeva. Üks kord 10 päeva. 240 tundi. Ja, aga kui vaadata seda, et kui kontrolli mõttes, et on eraldi see punkt mulle seda lepingut ei ole ees, aga kontrolli mõttes, kui mitu peab olema tundi olema tagatud aastas. Et kui seda näiteks käivitatakse kontrolli mõttes erinevad põlevkivi need varustuskindlusega tagatud need tehased, siis mitu tundi päevas peavad olema need töös? Ma nüüd ei mõista, mida tähendab kontrolli mõistet. Viitate eeldatavasti käivituskontrolli peale? Käivituskontroll, jah, võib-olla see on õige sõna. Me reeglipäraselt kord kuus käivitame erinevaid blokke. Me räägime siin tundidest, mitte päevadest. Vanemad plokid käivituvad aeglasemalt. Plokid, mis on töös, ei pea käivituma, nad on näha, et nad on töös. See on eraldi protseduur, mida meie tütarettevõte Enefit Power reeglipäraselt teeb vastu seda lepingut. Minu jaoks on ähmane, kuidas see on seotud Uuskiviõli temaatikaga. Ei, lihtsalt korra, kuna käis see läbi, siis et ma mäletan, et ühes lepingus oligi kirjas, et see käivituskontroll, et piisab sellest, kui on vaid paar tundi aastas. Aga seda saame me jooksvalt veel vaadata. Et see puudutab just võib-olla laiemalt seda varustuskindlust. Rain Epler. Ma keelin mul ka käsi pikalt püsti poolt. Ja, Rainil oli veel enne. Ja, aitäh. Ma kuulasin Lauri su juttu ja siis ma mõtlesin, et see jutt natuke meenutas mulle seda, et kui Reformierakond ütleb, et Eesti on kindlates kätes, on selline loosung ja siis kõik nende toetajad ütlevad hurraa ja lähevad eluga edasi, aga võib-olla see ikkagi, ja siis nagu sa siin ütlesid just komisjoni esimehel, et sa ei saa aru, kuidas miski puutub sellesse põlevkivikaevanduse küsimusse, ma ütleks, aga ma ei saa aru, kuidas sinu jutt Leedu tuuleenergiast puutub tegelikult küsimusse riskistsenaariumidest. Et sellises maailmas, mis tegelikult hakkas ragisema juba võib-olla seal finantskriisi ajal, siis ragises väga kõvasti, ütleme, koroonakriisi ajal ja nüüd oleme me ikkagi jõudnud sinna kohta, kus need riskistsenaariumid peaks olema igas riigis
läbimõeldud, et kui ikkagi me nüüd peame Eestis ise hakkama saama ja minu arust Hando Sutteri tõstatatud teemad puudutasid just ütleme seda stsenaariumi, kui nüüd tuleb meil elekter ise ära toota. Et äkki sa korra võtad oma, nagu lähed tagasi sinna ja räägid numbritega, et vaata, muidu sa ütlesid, et Eesti elektrivarustuskindlus on tagatud. See on selline, et Kristen Michal ütleb, Eesti on kindlastes kätes, aga räägi siis numbritega, kui kaua, kui me lähme riskistsenaariumi peale, te siis suudate Eestit varustada elektriga, ühendused ei tööta, et kui kaugele te seal vaatate? Mul on pärast ministeeriumile ka natuke pika vaate küsimus, aga praegu käiks korra selle riskistsenaariumi läbi. Ja proovime selles riskistsenaariumis siis võtta aluseks selle, et ühendused ei tööta. Ma arvan, et see küsimus tuleb suunata Eleringile, kes on vastutav meie varustuskindluse ja just selle sama teema eest, et kui ühendused, kaablid ei tööta. Tulles tagasi, täna töötavad kaabliühendused ja Baltikumi riigid on omavahel ühendatud väga heade kaabliühendustega. Elekter otsib oma kohta seal, kus on tarbimine. Kui tuul puhub Leedus, siis elekter liigub sinna, kus on tarbimine. Täna on... Ma korra katkestan, ma lihtsalt mõtlen, et võib-olla ma küsisin küsimuse, et kui riskistsenaarium võtta, kas te siis ei vaata seda riskistsenaariumit, siis sa ütlegi, et me ei ole sellist olukorda vaadanud, aga mu küsimus oli konkreetselt, et ära ühendustest räägi, võtame riskistsenaariumi, ühendused ei tööta. Selle kohta oli küsimus, et kui sa saad siis mitte rääkida mulle vastu, et kui ühendused töötavad, mis siis on, et ära seda räägi. Võtan veel kord, riskistsenaariumitega tegeleb Eestis Elering. Ja see küsimus sellise stsenaariumi puhul tuleb Eleringi poole suunata. Loogiline on see, et Eesti Energia on läbi käinud ka erinevad stsenaariumid. Stsenaariumis, kus ei ole meil elektrikaabli kaudu elektrit, mis on nagu väga ebatavaline sündmus, ei ka Läti ega Soome kaudu, oleme suutelised käivitama ja hoidma oma põlevkivi elektrijaamasid töös. Me prioritiseerime elektri tootmist. Selles kivi hulgast piisab nende jaamade töö hoidmiseks. Maarjo Kadastik. Ja, ma tahtsingi selle võib-olla teema nagu selles kontekstis võtta nagu veidikene konteksti, et esiteks ega ma väga hästi ei saa aru, miks me seda korruptsioonivastases erikomisjonis arutame, sest ega tegelikult põlevkivi kaevandamise optsioonide koha pealt, kui Enefit on teinud otsuse, et neil seda sellises mahus vaja ei ole, oleks see luba muidu lihtsalt niinimetatud riigile tagasi läinud, keegi ei pidanud seda uuesti taotlema. Ja võimalik nagu selle loa vastu huvitundjaid väga palju just ei ole. Ehk siis see, et see luba otsustati müüa VKG-le on suhteliselt nagu loogiline, eriti kuna seal juba varasemalt oli osakoormuste peale jaotatus. Ehk siis ainukene nagu see küsimuste ring ongi selles, et miks oli otsus nüüd, et me ei peaks seda sellises mahus vajama versus miks eelnev juhatus seda arvas, et on vaja. Nii et selles mõttes on väga asjakohane, et Hando siin ka on, sellepärast et võib-olla oli eelnevas juhatuses just küsimus selle, et miks oli vaja seal kohtus käia ja kakelda. Ka praeguse osas ma tahtsin kahte asja küsida, et esiteks on see, mida ma vist ka sellest viimasest vastusest enam vähem aru sain, et kui peaks tekkima erandolukord ja on vaja hoida käigus elektrijaamasid, siis vajadusel pannakse õlitehas lihtsalt seisma, kasutatakse seda reservi elektri tootmiseks ja see kehtib siis ka kuni 2035, ma saan aru väga edukalt, ma tegin ka siin kerge näppade peal arvutuse, et isegi kui põlevkivi õli tootmine on maksimummahuga, siis aastat 2035 ei saa otseselt otsa see Estonia kaevanduse varu. 2035 edasi on pigem küsimus gaasi- ja tuumajaamades, mitte nii väga põlevkivis. Aga teine pool sellest on, et kas praeguste kokkulepete alusel, kui see luba müüakse VKG-le, kehtib põhimõtteliselt edasi ka sama printsiip, et VKG ja Enefiti vahel on olemas võimalus omavahel kaubelda ja saada vajadusel ka sellest uuest kaevandusest, mida VKG siis opereerib 100%, siiski põlevkiviga elektritööstuse juhuks, kui tõesti tekib kuskil hiljem varu küsimus. Et võib-olla need kaks küsimust. Esimese vastuse kohta ei ole midagi kommenteerida, see on väga õieti
kokku võetud. Teise küsimuse kohta ütlen, et me liigume siin kinnise info suunas, mis puudutab Eesti Energia ja VKG vahelisi nii-öelda koostöö kokkuleppeid. Okei, no siis seda me saame selles teises osas arutada. Selle korra Estonia kaevanduse kohta te ütlesite, et Estonia kaevanduses on kivi olemas, aga kas on arvestused, mis aastani? Me teeme reeglipäraselt põlevkivi tootmise prognoose. See kivi Estonia kaevanduses on olemas kuni 2040. aastani. Meil on olemas ka võimalused liikuda Estonia kaevanduse kõrval asuva Estonia 2 kaevanduse pool, mille kivimaht on hinnanguliselt 170 miljonit tonni, kui me kaod nii-öelda eelnevalt juba maha võtame. Seega Eesti Energial ei ole kivipuudust. Liina Sikkut. Ja aitäh. No tegelikult ma juba oma vastuse sain, aga siis 2 kommentaari, et siin läheb kuidagi see vestlus väga ühte nurka, siis ma tahtsin öelda, et mina näiteks arvan, et Eestis ei ole vaja uute põlevkivikaevanduste avamisega tegeleda, aga uus kiviõli tegelikult ei olnud vaja, sellepärast et Estonia 2 on olemas. Piisavalt varusid, et igavesest ajast igavesti meie vajadust katta, aga seda, et ettevõtted on erinevad ja odavam on tootmise lähedalt kivi võtta, see on kõik loogiline ja minu meelest praegu on päris mõistlik lahendus leitud. Nüüd Estonia 2 varud, see 170 miljonit tonni, võib-olla ei ütle midagi, aga me räägime ju 10 aastatest, mille jooksul on võimalik siis katta Eesti energiavajadust ja vajadusel tegelikult ka VKG oma. Aga siis teine kommentaar puudutab seda Eesti Energia rolli elektri tagamisel ja seal on ju riigi poolt pandud ootus 1000 megavatti ja see on ainus, millest me saame siin rääkida. Kui ühendusi ei ole, siis kõige suurem pingutus on tarbimise ja tootmise tasakaalus hoidmine ja sellega ei tegele ju Eesti Energia. Ja see on Eleringi vastutus, see on see, mis tõeliselt pingutust nõuab. Eesti Energiale antakse ette, et millistel perioodidel, kui pikalt on seda 1000 megavatti vaja ja siis tuleb pingutada, et see tagada. Aga kuidas see korraldatud on, kes kus toodab, seda me siin istungil praegu arutada või lahendada ei saa. Nii et need 2 kommentaari praeguseks. Ja Priit Sibul. Aitäh, küsimus Hando Sutterile, kui võimalik, et lihtsalt ma püüan aru saada, et miks teie poolt juhitud ettevõte siis nii-öelda, kas te lihtsalt seal olite tookord kiuslikumad juhatuse liikmed, et ei taht seda ressurssi VKG-le anda või oli mingi muu põhjus või on tõesti nii palju nii-öelda see olukord sellel turul muutunud, et ka teie hinnangul täna seda ressurssi tegelikult riigiettevõttel vaja ei oleks, kuivõrd me arvame, et kunagi tuleb gaas, võib-olla kusagil keegi arvestab ka Vene gaasiga, mis majanduslikus kontekstis oleks kõige loogilisem, eks ju, et see uuesti meile siia tuleb, aga et kuna me need riskistsenaariumid ja kirjeldused peame saama teiselt organisatsioonilt, et mis see arusaam on, et miks te seda võitlust siis seal aastaid pidasite ja seda ressurssi tol hetkel oluliseks nii-öelda sellele riigiettevõttele pidasite, aitäh? Ja no ma arvan, et Lauri selle koera tegelikult kirjeldas ära, et see kõik ikkagi algab nagu omaniku ootusest ja ma saan aru, et omaniku ootus on vahepeal muutunud. Et see 9 aastat, mis mina juhtisin Eesti Energiat, oli väga selge omaniku ootus, mis puudutaski põlevkivi väärindamist ja ka 1000 megavati võimsuse tagamist, eks. Ja kui me siis arvestasime, millist ressurssi põlevkivina meil vaja läheb, et see oli vaja tagada ja kui me paneme ta nagu hinna konteksti, siis kõige odavam põlevkivi Auvere vaates tuli Narva karjäärist. Ja ma arvan, et jätkuvalt tuleks, kui seal väärimahtu on, siis järgmine on Estoniast, aga selle mööndusega, et seal on väga suured püsikulud, seal peab ka mahtu olema ja
ja kindlasti uus Kiviõli koos VKG-ga arendades oleks olnud odavam kui Estonia 2 hakata avama, kus on väga suured keskkonnapiirangud ja see on täiesti uue maa-aluse kaevanduse avamine, mida üksi tehes kulud oleks ülisuured. Et see oli meie kaalutlus, see järjekord oligi see, et tõesti kindlasti olime seda meelt, et Narva karjäär tuleb lõpuni kaevata, mis on praegu ümber vaadatud ja see, et Estonias oli palju tehnilisi piiranguid, tõesti ma detaile kõike ei mäleta, aga seal oli nii selle vaevevaru piiranguid kui ka ühekordse üleskoormamise piiranguid, et tänased 5 miljonit tonni kaevata, mida pole tükk aega kaevatud, ma arvan, et see on päris korralik väljakutse. Ei kujuta ausalt öeldes ette, kuidas seda tehakse. Et need olid need kaalutlused ja ma arvan see, mis siit praegu välja kõlas, et Elering ootab Eesti Energiat 10 päeva opereerimist juhitavate võimsustega. Siin on mingisugune korralik infolõtk, et kui peaks juhtuma, et näiteks järgmisel talvel tuleb ikkagi päris talv ja gaasivarustusega on probleeme või vähemalt gaas on väga kallis, siis tegelikult terve Baltikum loodab natukene ikkagi põlevkivist toodetud tipuelektri peale, et see ei ole ainult tõesti Eesti isoleeritud küsimus, vaid see on terve piirkonna varustuskindluse küsimus. Et 21-22 talvel olid ja mäletate, et siis olid stsenaariumid ju MKM-is laual, et keda mis järjekorras alla koormatakse, kui elektrit ei peaks jätkuma. See riskistsenaarium tuleks ikkagi kõikide osapoolte vahel väga korralikult läbi arutada, vastavalt siis võib-olla ka Eesti Energiale neid ootusi täpsustada. Ja aitäh, selle varustuskindlusega, et ma sain nüüd selle lepingu lahti, et see on nagu ka üks huvitav, et on selline nagu punkt, et võimekuse tõendamine ja seadme töökorras oleku tõendamiseks peab siis kogu selle lepinguperioodi jooksul demonstreerima siis iga tootmisüksuse töötamist sellel lepingulisel võimsusel, ehk siis see võimsus, mida peab tagama 1 tunni vältel. Ehk siis ainult 1 tund on see, mida siis leping nõuab, et on vaja tõendada. Et arvestades seda, et tegelikult on maksumaksja maksab päris korralikku summat selle nagu varustuskindluse eest, samal ajal on leping, mis ütleb, et see tõendamine on 1 tunni vältel. Ja siis muidugi ka imestatakse, et miks on kogu aeg rikkis või tehniliselt ei ole seadmed korras, aga tegelikult see leping on ka selline. Lauri Laats. Ja, aitäh. Mõned kommentaarid. Et kui siin hea kolleeg Riina ütles, et meil on ju ENMAK ja ENMAKis on ju kõik ette nähtud ja mis vältel ja mis vabandust, ENMAKi ma ei maininud. Igal juhul räägime see ENMAKis, sellepärast need on valdavalt ju ka kogu praegune energiavarus on sellel ajal ju üles ehitatud või üles ehitamas ja me oleme seda ENMAKit siin muutnud 4 korda. Ja tõenäoliselt muudame veelgi. Ja see ongi normaalne protsess, sellepärast et olukord nagu muutub. Ja kuna olukord muutub, siis tegelikult me peaksime jätma endale ikkagi taganemisruumi ka. Lauri ütles, et omaniku ootus on, et ettevõte oleks efektiivne ja sellest lähtuvalt ka juhatuse nõukogu toimetab ja töötab ja igati üllas eesmärk ja nii tulebki. Kui omaniku ootus on praegu, et ettevõte peab olema efektiivne, siis vastavalt ju ka juhatus ja nõukogu teevad ju otsuseid. Küsimus on lihtsalt selles, et kui ka omaniku ootus on, et Eesti Energia maksab riigile dividende, siis võib juhtuda nii, et teise valitsusajal omaniku ootus võib muutuda nii selle dividendi väljamaksete osas kui ka üleüldiselt perspektiivi osas, et mis on põlevkivi tulevik. Nüüd ETS, jah, olete maininud, me teame seda on pidevalt ka räägitud, et ETS-süsteem sellisel viisil, nagu ta praegu on, et põlevkivi ei ole siis konkurentsivõimeline. Seda kogu aeg korrutatakse. Aga miks pärast jäetakse rääkimata sellest, et ETS-süsteem võib ju muutuda ja sellega tegeldaks. Nüüd õlitööstus, et kvoodid on tasuta ja nüüd prognoositakse, et 2030. aastaks need tasuta kvoodid võivad ära kaduda. See on ka nii-öelda piimaga kirjutatud, et arvestada selle üldise turbulentsi. Ja see üleminek gaasile,
arusaadav, tehnoloogiliselt täiesti mõistan, mis see kõik tähendab, et kiired sisselülitamine, kiired väljalülitamised ja kõik nii edasi. Aga praeguses olukorras, nagu me kõik näeme ja kahjuks me oleme siin 5 aastat olnud selles turbulentses olukorras, tõenäoliselt see olukord nagu paremaks ei lähe. Et ka gaasivarustusega võivad meil tekkida probleeme. Ehk siis tegelikult põlevkivi on see maavara, mis meil on ja pikemas perspektiivis. Ja ma ei räägi praegu 2030-40 veelgi pikemates perspektiivides. See on meil ikkagi nii-öelda tagaks üleüldise varustuskindlusega tulevikus ja meie siis nooremale põlvkonnale ka. Ehk kogu selle asja juures, mis jääb nagu väga selliseks segaseks, on see, et ikkagi, kui jõuan nüüd küsimuste juurde, pikalt siis käidi kohtus, tehti kokkulepe, jagati siis kaevandusõigused ära, vastavalt nii, nagu siin komisjonis oli välja öeldud, 1/3, 2/3. Nüüd lisaks sellele sündis eelmine aasta otsus, mille osas vähemalt me oleme Riigikogu saalis saanud, et valitsus ei ole üldse siin nagu asjaosaline olnud. Mis on minu arust lausvale, sellepärast igal juhul, kui selliseid väga suuri otsuseid tehakse, siis omanik läbi nõukogu annab oma sisendi. Nüüd ongi küsimus mulle, et millal siis omanik selle sisendi nõukogule andis ja mis oli see täpselt näiteks nii-öelda ajaline skaala ja millest nagu lähtuti. Nüüd see teine pool küsimusest, et mainisite ära, et teil jagub tegelikult põlevkivi aastaks 2040 ja siis, kui sellest jääb puudu ja ma näen lihtsalt, et te prognoosite ka enda ärimudelis, et see põlevkivi kasutus kogu aeg nagu on langustrendis ja hakkab langema, aga keegi ei arvesta sellega, aga juhul kui peaks muutuma olukord nii ETS-süsteemis kui globaalses nii-öelda maailmas ja poliitikas, et mis siis saab, kui me peaksimegi võtma neid põlevkivi mahte suurendama ja te ütlesite, et on võimalik kõrval siis kaevandus avada, et kui palju siis, mis aastaks, kui me praeguse nii-öelda tendentsiga kasutame põlevkivi ja ütleme, me seda ei tõsta seda koormust, et mis aastani siis tegelikult Eesti Energial jagub, mis põlevkivi ja mis aastaks on siis nagu nii läbi, et minu arust on selline, esimene küsimus on tunduvalt olulisem praegus vaates, mida me praegu arutame, et kuidas see ikkagi otsus sündis, arvestades, et pikalt on käidud kohtus ja seda otsuse ei soovitud teha, vaatamata sellele, et erasektorist ettevõtte ju soovis seda pidevalt. Ja teine pool, et siis kui kõik varud me võtame kasutusse, et mis aastani siis meil praeguse hetkeks riigi ettevõttel seda varu jaguks, aitäh. Põlevkivivaru on otseses seoses põlevkivi tarbimisega ja me ei tee prognoosi joonlauaga. Me vaatame, kes on meie tarbijad ja see on tõsi, Lauri, et õlitööstuse õlitehased on prognoositud töötama teatud erinevad perioodil. Meie kõige vanem õlitehas on aastast 1980. On mõistetav, et selline nõukogudeaegne tehas ühel hetkel juba ainuüksi keskkonnanormide tõttu lõpetab oma töö ära ja meie mõlemad uued tehased on puht metalli vaates võimelised töötama ka pikemalt. 282 õlitehase jaoks on täna kehtiv keskkonnakompleksluba kuni 2034. aastani. Siit on näha, et puhtalt joonlauaga tarbimist on väga keeruline tõmmata. Estonia kaevanduse kivihulk täna, mida me saame kergelt kaevandada, on umbes 60 miljonit tonni. Ja nüüd siit tulebki, et mis on need erinevad tarbijad tulevikus, kes siis seda 60 miljonit tonni tarbivad. Tänane portfell koosneb sellisest suhtest, et umbes 4/5 põlevkivi tarbimist on põlevkiviõlitööstuses ja 1/5 on elektritootmises. Elektritootmise hulk ajas väheneb. Seega ma arvan, et see vastus on piisavalt täpne, kuidas kujundada seda. Ja kõik muud teemad, mis on seotud varustuskindluse ja muude efektidega,
ma rõhutan veel kord, Elering on Eestis sellest vastutav, kuidas tuleviku elektrisüsteem optimaalselt välja peaks nägema. Mikrofon. Mul on väga raske nüüd omaniku sussides astuda, ma tean seda, et meie omaniku ootus, mis praegu kehtib, uuendati eelmise aasta suve lõpus. Ja selle omaniku ootuse üks läbiv joon on liikumine puhta tööstuse suunal, maavarade ja teisese toorme pakkumine ja loomulikult ka juba eelnevalt mainitud efektiivsus. Aga nüüd, kui omaniku ootused peaksid muutuma, et lihtsalt kui on nagu olukord, kus põhimõtteliselt ka nagu aasta enne valimisi tehakse selline otsus, et ütlete, et tuleneb see omaniku ootustest, mis jõustusid ka alles hiljuti. Seejuures te ütlete, et 60 miljonit tonni, tegelikult 60 miljonit tonni ei ole palju põlevkivi. Et mis siis on olukord, kui see nagu omaniku otsust üks hetk peaksid muutuma, kas seda on nagu analüüsitud kordagi? Me ei spekuleeri omaniku ootustega, omaniku ootuste muutustega, see ongi omaniku privileeg teha ootusi ümber ja juhatus siis käitub vastavalt. Maarjo Kadastik. Üks on see, et ma arvan, et siin on natuke selle saartalituse osas pudrukapsad. Üks on see käivitumise test, mis on 1 tund, see näitab lihtsalt seda, et see konkreetne jaam eksisteerib päriselt ka ja on töövõimeline. Et see on lihtsalt nii, nagu meil on olemas ka see alakoormustasu, et kui keegi on võrku ühendatud, siis ta peab tõestama aasta jooksul vähemalt 100 tsüklis, et ta päriselt ka suudab toota. Versus see, et saartalitus näeb ette, et siis need jaamad peavad olema valmis ka tootma, kui meil seda voolu puudu on. Nii et ma arvan, et seal on natukene segadust. Ja ma tahtsin ka nagu sellepärast ära markeerida, et mina küll ei näe, et oleks majanduslikult kuidagi viisi mõistlik hakata Vene gaasi sisse tooma, nagu ma saan aru, et Isamaa ja Priit Sibul leiavad, et oleks, et siin ikkagi tuleb jääda, ma arvan, ikkagi liitlasruumi juurde, ma usun, et Venemaa meil kunagi sõbralikuks partneriks hakkaks, nii et ma arvan, et ärme nagu sinna piirkonda küll hakka minema, aga on tore teada, mis Isamaa seisukoht selles on. Aga nüüd tulles selle konkreetse prognoosi juurde, siis minu meelest siin ongi peamine küsimus selles, et mille alusel on tehtud selle põlevkivi vajaduse prognoos. Ja ma arvan, et see oli aastal 2020 erinev sellest, mis on aastal 2024-2026. Ja siin on pigem küsimus selles, et miks eelmine juhatus nägi ette niivõrd suuri põlevkivivarusid, kui on olnud pikalt näha, et tegelikult põlevkivi on tahes-tahtmata turult välja liikumas, peamiselt varustuskindluse tagajaks, mis tähendab seda, et tema kasutuskogus aastas on oluliselt väiksem. Tõenäoliselt kõik talved absoluutselt on sellised, nagu 21-22 on väike, tõesti mitte olematu, aga täpselt siis on põlevkiviõli küsimus, mis on meil niikuinii sihuke pigem nice to have tegevus, mitte põhikriitiline tegevus. Et see, et põlevkiviõli ei pruugi olla kunagi tasuv, see on asi, mis on olnud teada. Täna on meil tõesti seal tagant tuul tänu sellele, et Trump möllab ja õlihinnad on taevas, aga see tõenäoliselt ei ole asi, mis jätkub siin 20 aastat. Et võiks eeldada, et me saaksime õli müüa 20 aastat sellise kõrgendatud hinnaga. Nii et tõenäosus on pigem see, et see õlitehas ennast kunagi ära ei tasu ja sealt õli tootmise mahud on väiksemad, mistõttu on ka tegelikult reservid, mida sealt Estonia kaevandustest võtta saab elektritarbeks oluliselt suuremad. Et võib-olla siin tõesti see ainukene küsimus jääbki sellesse, et kas võib-olla olid mitterealistlikud prognoosid eelmisel juhatusel, et tehti sellist vaidlust ja kaklust üldse selle üle. Mitte võib-olla see, et täna nagu on see prognoos üle vaadatud reaalsust hinnates. Aitäh. Ja, et see on Riina Sikkut, Rain Epler. Ja aitäh. Et ma igaks juhuks kordan üle, et täna siin esitatud infovalguses tõesti Eesti Energia jaoks siis kõige odavam oli Narva karjäär, siis Estonia 1, Estonia 2 ja siis jõuaks uus Kiviõlini, kus tuleks avada uus kaevandus ja 60 kilomeetrit kivi transportida, et seda kasutada elektri või õli tootmiseks. Vabandust, Riina, ma ütlesin küll midagi muud.
ma Et uus kivi oli odavam. kõige kallim ja see on täiesti uue kaevanduse avamine. Ja, aga olukorras, et osa kuludest katab VKG Eesti elektri tootmiseks, et lubab oma kaevandust kasutada või müüb kivi, et see on eraldi teema. Aga et ainuke kulu ju ei ole seotud transpordiga või kaevanduse avamisega ja elektri hinda ei mõjuta ainult kvoodi hind. Meil oli mõned nädalad tagasi Andrus Tureiko küll teise fookusega arutelul rääkis sellest, et põlevkivi elektri tootmise omahind on ka oluliselt kasvanud ja üks põhjus selleks on see siis lõhkeaine hinnatõus, tööjõukulude kasv. Nii et me räägime praegu küll kaevandamisega seotud aspektidest, aga kui me vaatame oma hinda põlevkivi elektrilt, siis mina küsiksin ka seda, et milline on roll tööjõukuludel või teistel seotud kuludel, mis väga oluliselt mõjutavad seda, kuidas me seda kivi sealt kätte saame ja kas on kuidagi tulevikus näha, et inimesed on nõus väiksema palga eest maa alla kaevandusse tööle minema, aitäh. See oli küsimus mulle või? Ja, et kui oma hinda või neid kulusid kokku vaadata, et kui suur roll on tööjõukuludel või lõhkeaine kuludel? Mõlemad kulukomponendid pluss veel kütus masinate jaoks moodustavad, võiks öelda, ülekaalukalt suurima püsikulukomponendi. Ja on tõsi, et erinevatel kaevandustel on need püsikulukomponendid erinevad, et kui sa oled maa all, on siis sul püsikulukomponent kõrgem, kui sa oled maa peal. Õige ei ole väide, et võrdleme alati numbreid, peame vaatama seda, et kas teatud kaevandustüübid on võimelised üksi ära katma näiteks 5 miljonit tonni tootmist. Narva karjääri puhul seda ei ole siiamaani kordagi tõendatud. Seega on äritõhus alati vaadata kaevandust, mis suudab üksi selle soovitud koguse toota. Ja eelistatud on need kaevandused, kus on vaja selle tootmise tõstmiseks kõige vähem kapitaliinvesteeringuid. Korrektne on ka väide, et 60 kilomeetrit eemal asuva kaevanduse kasutusele võtt koos kogu selle transpordiõlaga maksab 100 miljoneid eurosid, rääkimata sellest, kuidas tuleb ehitada uusi raudteesõlmesid täiesti nii-öelda in the middle of nowhere ja tagada siis kogu see perfektses koolis, lisaks veel kogu see loastamine. Nii et tagasi tulles selle juurde, et kõige mõttekam on hoida ühte tüüpi kaevandust, sarnaselt nagu VKG, on ühte tüüpi kaevandust, ühte tüüpi lõhkeaine ja maksimeerida seda toodangut selle püsikuluploki pealt, mis on hetkel selle kaevandusel olemas. Ja elektri tootmise jaoks ma rõhutan veel kord, see, et me 100% põlevkivist elektrit toodame, see aeg on juba pikka möödas. Suur osa Auvere elektrijaamas kasutavast kütusest on seotud mitte põlevkiviga, selleks on uttegaas ja biomass ja kindlasti need osakaalud ajas veel muutuvad. Ja, aitäh. Rain Epler. Ja, aitäh. Viimase remargi kohta, et uttegaas, tegelikult on ka seotud põlevkiviga, aga tõesti, et kui võtta niimoodi eraldi seisvat elektritootmine, siis öelda, et on uttegaas, aga ta tuleb ju sealt õlitootmisest, aga mu küsimus tegelikult on, läheks võib-olla numbrite juurde, et ma saan aru, et selline teoreetiline maksimum, kui kõik elektriplokid ja õliplokid töötaks maksimaalselt, siis on vajadus kusagil 15 miljonit tonni kivi võib-olla aastas, kuskil on see suurusjärg. Ma lihtsalt igaks juhuks küsin üle ka, et kas see on õige, aga tänane tegelikkus on pigem 7-8, kusagil sealkandis kogu 4,3 oli tarbimine eelmine aasta, jah? Okei, 4,3 on siis 15 aastat 60 miljoni puhul. Ja versus siis, et kui juhtuks see, mida Lauri ei pea tõenäoliseks ja
ma ise ei oska tõenäoliselt hinnata. Maailm on praegu selline, et noh, tont teab, kuidas siin läheb, aga et noh, kui maksimaalselt panna kõik tööle, siis oleks 4 aastaks see 60 miljonit. Noh, nüüd see riskistsenaarium, ma arvan, asub seal kusagil vahel. Et ma lihtsalt küsingi, et veel kord ja Lauri, sul on selline huvitav vastamise nagu metoodika, et sa sissejuhatavas osas räägid ühendustest, tuuleenergiast ja kõigest, mis nagu näitab, et sa teadvustad suurt pilti, aga vastuses näiteks ütled, ei tea, Elering vastutab või et ei tea, omanik vastutab. Aga ma küsin, et kas on olemas mingi riskistsenaarium, kui on vaja rohkem ise toota elektrit põlevkivist, õlist, kas teil on mingi riskistsenaarium, kus seda koormust tuleb tuntavalt tõsta ja mitmeks aastaks siis praegu teil valmis oleks seda sellise riskistsenaariumi kohaselt teha? Ma lihtsalt küsin, kas see on ja kas need arvutused on tehtud? Ma ei küsi tõenäosusest, Leedu tuulevõimsusest, millestki, ma küsin konkreetselt nagu sinu ettevõtte, sinu juhitava ettevõtte nagu vaadet sellele, et kui rakendub stsenaarium, kus on palju rohkem vaja siin Eestis ise toota nii õli kui elektrit. Tänan, Rain, selle komplimendi eest, et kindlasti, kui me räägime elektrisüsteemist, on suur pilt see, kus me lähtume ja Eestis on rollid ilusti ära määratud. Elering on varustuskindluse eest vastutav. Eesti Energia on põlevkiviõli ja elektritootja nagu teised Eesti elektriettevõtted, seega need rollid on selged ja ma arvan, et riik on selle rolli jaotusega ka teinud väga selge nagu erisuse. Nüüd, kui tulles tagasi elektri tootmise juurde, siis aasta jooksul on faase, kus põlevkivi juhitav elekter omab suuremat rolli ja on väga palju kuid, ütleme vähemalt 8, isegi võib-olla 9 kuud, kus tarbimine on madalam ja tarbimine kaetakse juba täna ehitatud tuule- ja päikseparkidest, seda isegi sellises ulatuses, et see toodangut jääb üle. Seega ei ole elektrisüsteemi vaates asjakohane 8 kuud aastas käitada kõiki põlevkiviblokke, kuna seda elektrit, juhul kui ühendusi ei ole kuhugi panna. Seega me oleme teinud oma riskistsenaariumid ja Eleringi saartalitluse leping on sisuliselt nagu koostöö sellest, kuidas Elering näeb, mis on Eestis elektrivajadus tulevikus. Need peavadki minema käsikäes. Meie põlevkivijaamad töötavad talvekuudel just vastu börsi tellimust ja siin ongi nagu väga keeruline midagi muud vastata. Me ei hakka tuuleparke maha saagima, me ei hakka inimeste käes olevaid päikseparke ära võtma, see ei ole Eesti Energia. Jaa, aga lihtsalt see, et kui ma saan aru, Rain Mul oli tegelikult selline küsimus, et kas teil on riskistsenaarium ja palju sellest põlevkivi vajadus on? Et ma ei öelnud, et hakkame tuule maha võtma, et kas on mingid riskistsenaariumid ja kui palju on nende riskistsenaariumide kõige riskantsema stsenaariumi puhul põlevkivi vajadus? Et kui sa, Lauri, saad, ära räägi seda kogu üldist sissejuhatavat juttu, palun tõesti ütle, kas on riskistsenaarium, palju on riskistsenaariumi põlevkivi vajadus? Jah, ja me saame selle info hankida. Jaa, et võib-olla ma korra küsin üles küsimus, mis oli Lauri Laatsile, et ikkagi te rääkisite omaniku ootustest, aga et kas oli ka valitsuse poolt suunised selles osas, et selle otsuse osas, selle tehingu osas, et kas oli seal arutelu? Et kes on siis, ma arvan, nõukogu või siis, kes siis teab sellest kõige paremini? Aitäh küsimuse eest, et mingit valitsuse suunist ei ole olnud. Me lähtume kinnitatud omaniku ootusest, mis sai siin millalgi uuendatud. Eelmisel aastal jah, tõesti, et seal on siis ära sätestatud, et oleme nii-öelda varustuskindluse tagaja rollis, on ka kindlad megavatid välja toodud, mis me peame siis tagama erineval perioodil. Täpsem kokkulepe on siis tehtud Eleringiga detailsemalt varustuskindluse osas. Kindlasti on käidud ka need stsenaariumi läbi. Nii et jah. Aga millal ja kas oli nagu valitsuse liikmed informeeritud, et selline tehing on tulemas või sellist tehingut sõlmitakse?
et mida siis, kuidas valitsus reageeris? Ja ma täiendan Anne juttu. Kõigepealt kaks asja ennem taustast on ju, et kui me siin räägime varustuskindlusest, siis varustuskindluse puhul ei ole meil probleeme kivist, põlevkivist. Vaat meil on tegelikult probleem juhitavatest võimsustest, et see on see esimene asi. Ma arvan, et kivi on meil küll, et me ütleme, et on meil Estonia kaevandus, Estonia 2, me panime Narva kinni ja Narva on võimalik avada. Kui tekib selline olukord, et kriisiolukord, et tõesti nii nagu Rain ütles, et meil ongi blackout ja ongi nüüd ja kohe vaja, siis ega seda kiiresti kohe uut kaevandust avada ei saagi. Ja siis oleks tõenäoliselt esimene stsenaarium ikkagi võtta see, mis on logistiliselt kõige lähemal ja lihtsamini avatav on Narva. Ja see, mida Lauri ütles, et Estonias on kusagil 60 miljonit tonni, Narvas on 90 miljonit tonni, meil on Estonia 2 ka ja siis on see suletud osa või suletud aruteluring, et mis siis kokku lepiti VKG-ga. Siis on nüüd omaniku ootustest on nii, et omaniku ootus uuendatakse iga 2 aasta tagant. Ja praegust on tõesti seal 2026 lõpuni on 1000 megavatti, aga on ka selle 1000 megavatti tagamiseks on siis sõlmitud Eleringi ja Eesti Energia vahel leping, mis siis kohustub teatud võimsusi üleval hoidma ja Eesti Energia seda lepingut ka täidab, aga siin tuleb ka aru saada, et tegemist on sellise nagu passiivse valmisolekuga, et ega me ei pane seda põlevkivi otse energia tootmisse. Siis kolmas küsimus, mis siis tuli siia, kõige see viimane küsimus, et kas valitsus oli informeeritud, kas valitsus tegi otsuse, kas valitsus andis suunise. See vastus on, et ei. Et ei ole seda teinud, kõigepealt lihtsalt see nõukogu poole pealt Anne saab täiendada, aga meil oli see, et eelmise aasta kevadel küsiti, kuna nõukogult mandaati läbirääkimiste pidamiseks. Ja nõukogu mandaat on vaja see, et see küsimus väljus tavapärasest majandustegevusest. Mandaadi me andsime ja augustikuus nõukogus tuli ta esimest korda ja kolmandat korda oli vist siis septembris, oktoobris oli kolmandat korda, kus me siis seda küsimust käsitlesime. Antud küsimus kõigepealt tuleb öelda, et see ei kuulu üldkoosoleku pädevusse, see on nõukogu pädevus. Et nõukogu siis tõesti sellise loa andis ja küsimus on see, et mitte avalikkusel ajada segamini sellega, et Eesti Energia ei anna selle tehinguga põlevkivi. Ta annab haldusakti avalik-õigusliku loa kaevandada. Ja selle kaevandamiseks puudub igasugune selline poliitiline kontekst, sest selle loa muutmine vajab sõltumatu riigiasutuse ehk Keskkonnaameti luba. Täna see Keskkonnaamet pole seda luba andnud. Ja ta võib ka selle loa andmisest või selle loa muutmisest keelduda. See õigus tal on. Ja nii kaua, kui seda luba ei ole muudetud ega täiendatud, ei saa me rääkida ka tegelikult sellisest lõplikust tehingu elluviimisest või ka omaniku otsusest. Ma ei tea, kas ma vastasin. Ja kas ma sain õigesti aru, et kõik oli siis nõukogu juhatuse vahel ja kas siis, kui nõukogu andis heakskiidu, et tegelikult et valitsust ei olnud teadlik, et valitsus üldse ei olnud teadlik, et selline otsus sünnib? Jah. Et ei olnud üldse valitsust teadlik? Jah, me ei küsinud valitsuselt nõusolekut sellise tehingu tegemiseks, sest me pidasime oluliseks, et me saame tegelikult riigiasutuste poolt ennem siis vastuse, kas see on üldse lubatav või mitte. Ja siis, kui see otsus oleks tulnud, et siis Kelle käest oleksite saanud, te mõtlete Keskkonnaameti käest oleksite ja te ei ole veel saanud vastust? Keskkonnaametist ei ole vastust. Antud tehingu puhul peame tänama Eesti avaliku infoseadust, et Keskkonnaameti Kotkase andmebaasis
on antud keskkonnaluba seonduv informatsioon ilusti üleval ja see alates 7. novembrist 2025. Kuidas on võimalik, et oli kuskil välja toodud, et see tehing oli nii-öelda aasta lõpus, et luba oli ikkagi juba saadud november, saan aru, et 2025. Nüüd me lähme teemasse, mis on kinnise istungi osa. Okei. Siis me selle jätame ka sinna poole. Priit Sibul. Ja aitäh, no esmalt ma tahaks nii-öelda ühe vana asja ära klattida, et ma ei tea, Maarjo alguses ütles küll, et ta kuuleb hästi, aga ei näe, aga ma ei tea täpselt, et mida ta siis kuuleb või millega ta tegeles. Ma kordagi ei rääkinud, mida Isamaa Vene gaasist või mina sellest Vene gaasist arvan. Ma rääkisin geograafiast, transpordist ja sellest, mis on nagu loogiline, mitte sellest, et kas see on mõistlik või mitte. Nii et ära nii-öelda räägi seda, mida ma pole öelnud ja oma hinnangut, kas Vene gaasi on mõistlik kasutada või mitte. Küll aga on Isamaa ja mina oleme rääkinud sellest, et senikaua kui on mõistlik, tuleb tegeleda põlevkivi nii elektri kui õli tootmisega ja mina küll loodan, ja ma arvan, et Isamaa loodab ka seda, et terve mõistus Euroopas tuleb tagasi. Et sa lubasid meile alguses, et 2035 võime me Eestis rääkida tuumaenergiast. No Saksamaal roheliste survel lõpetati see ära, eks ju, ja tagasi nad sinna ei jõua, sõltumata sellest, et kas see on tervemõistuslik või ei ole. Tegelevad nad täna ka energiakriisis ja kahjuks nad tõenäoliselt isegi Saksa poliitikud sellega ei saa tegeleda, millega sina Eestis, eks ju, et Saksamaal enam tuumateemadega ei ole võimalik tegeleda kahjuks, vaatamata sellest, kui mõistlik või ebamõistlik see on. Mul on küsimus selle Narva karjääri kohta, et selle kohta liigub ka üks veider legend, et sa, Kaur, ütlesid, et seda saab uuesti kasutusele võtta, aga mingi jutt on umbes, et see täidetakse veega. Et kas see on nagu külajutt või ei ole või ta ise täitub, mis tähendab seda, et tegelikult nende varude taaskasutusele võtta on ikkagi pigem nagu ebatõenäoliste kategooriate valdkonnast. Ihan ma vastan selle, et kõik kaevandused peavad vett pumpama, nii maa-alused kui ka karjäärid, kuna on teatud soised sektsioonid. Narva karjääri sulgemise otsus sõltub järgmises etapis Keskkonnaameti poolt väljastatavast tehnilisest tingimustest. Seal pannakse paika tegevused, et taastada looduslik keskkond, kuidas see nagu endiselt oli. Ja seal on ka meile siis nii-öelda tingimused, kas me peame vett teatud tranšeedes pumpama või mitte, või me peame tegema seal mingeid ümbersuunamisi. Seega fakt on korrektne, et kaevanduses tuleb vett pumbata. Me ootame Narva karjääri puhul Keskkonnaameti nii-öelda tagasidet, mis on need tingimused, kus me pumpama ei pea, kus me peame veel pumpama. Jah, et mind natuke muidugi paneb imestama, et kui see on nagu tõsi, et valitsus isegi, et ma ei tea, mis on hullem, kas see, kui valitsus annab suunised või see, et kui valitsus ei ole teadlik, kui tehakse tegelikult strateegilise tähtsusega ja mis tegelikult puutuvad energiajulgeolekut, teevad otsuseid. Ja siin on ka küsimus, kas nad on siis üldse teadlikud, et mina sain rahandusministri sõnadest aru, et tema oli nagu on teadlik nagu sellest hinnast, et muidugi sellist otsest vastust ei tulnud, aga täna oli kutsutud muidugi ka kliimaminister ja ka rahandusminister, mõlemad jätsid tulemata ja tegelikult, mis on huvitav kliimaministri puhul, kes väidab, et tema ei ole üldse seotud, aga näiteks kui me vaatame lobiregistrit kliimaministeeriumis Viru keemiagrupiga, 18 kohtumist viimaste aastate jooksul ja üks kohtumine on Viru keemiagrupi juhiga 25. november 2025 ja ma saan aru, et see oli ka siis, kui oli otsus tehtud ka Keskkonnaametilt, tuli ka see luba seoses selle õiguse andmisega VKG-le, et tegelikult see on see küsimus, millele peaks tegelikult minister vastama, mis peaks olema ka meie komisjonis käsitlusel. Et ma arvan, et me selles osas ka jätkame. Priit Sibul oli veel. Ja mul on täiendav küsimus selle sama omanike ootuste osas, millest me oleme nüüd õige mitmel korral rääkinud. Mul kahjuks
nii-öelda siit kiire otsinguga suudame leida ainult 2020. aasta omad, sellepärast ma loen ühte uudist, on ju, mitte neid omanike ootusi nüüd nii-öelda sealt omanike ootuste või ministri lehelt. Ja siin on see 2025. aasta 14. juuli nii-öelda on nii-öelda tsiteeritud neid siis praegult kehtivaid omanike ootusi, et kui eelmises omanike ootuses oli kirjas, et ettevõtte väärtust tuleb kasvatada põlevkivi ja teiste loodusressursse kasutades, siis nüüd on fraas põlevkivi ja teised loodusressursid ootustest välja võetud ning ettevõtte väärtust tuleb kasvatada energeetikas ja seotud valdkondades. Et no ma saan aru, et selles kontekstis ei peakski valitsusena midagi muud ütlema, kui ta omanike ootustest on välja võtnud selle põlevkivi, eks ju, et siis noh, ongi loogiline, et ettevõtte järeldusel, et selle põlevkiviga polegi midagi teha, kui omanik ütleb, et seda ei tule. Aga mul on küsimus, nii-öelda seda konteksti arvestades, et kuidas see põlevkiviõli edasiarendamine toimub, kui omanike ootustes on loodusressursid ja põlevkivi välja võetud, et kust ettevõte endiselt nii-öelda tegeleb sellega, et meil võib-olla tuleks see tehas mitte avada, vaid omanike ootusi täpselt lugedes, kas see on ikkagi asjakohane, see tehase avamine omanike ootuste kontekstis. Tekkis mul küsimus lihtsalt seda arutelu kuulates ja neid omanike ootusi vaadates. Aitäh! Muidugi me oleme tõepoolest selles korruptsiooniteemast päris kaugele läinud, aga loomulikult ma vastan. Mul ka praegust on see omanike ootused ees ja vastan peast. Ma võin hiljem täpsustada, et omanike ootused peaksid olema Eesti Rahandusministeeriumi kodulehekülje peal väljas. Omanike ootustes on kirjas, et põlevkivi koha pealt, et ta peast tsiteerin, Anne täiendab, aga ta tegeleb põlevkivi kaevandamise ja põlevkivi väärindamisega. Sellises sõnastustes ta peaks olema ka praegust sees, aga tõesti, et eelkõige omaniku ootus on keskendunud tegelikult energiavarustuskindlusele, ehk siis õli tootmine ei ole omaniku ootustest peamine prioriteet. Nii palju täiendab võib-olla, et sõnastus on, et Eesti Energia kui oluline elektrituru osaline tagab konkurentsivõimelise ja mitmekesise elektritootmisportfelli sünergias kaasuva tööstusega, siis õlitööstusega, millest käib jutt. Lihtsalt tegelikult kui vaadata nüüd seda laiemat pilti, et 2024 tuleb uus juhatus Enefit Industries. Uued omaniku ootused Eesti Energiale tulevad siis 2025 juuli ja umbes samal ajal, natuke isegi varem, on hakatud siis need läbirääkimisi pidama ja on tulnud siis nõukogule ettepanek, et osa nendest kaevandamisõigustest müüa VKG-le. Ma arvan, et täiesti siiralt ütlen, et selline järeldus on meelevaldne. Omaniku ootused tehakse iga 2 aasta tagant uuendatakse. Omaniku ootusi me rääkisime tõesti mitu korda läbi erinevate osapooltega, aga siis uus kiviõli kaeveala võõrandamise osas või selle haldusakti, ma ütlen siis kaevandamise õiguse võõrandamine. See oli täiesti eraldiseisev protsess ja seal poliitilist sekkumist ei olnud mitte mingil moel. See oli Enefit Industry majanduslik otsus, mis siis toodi arutelu nõukogusse. Mario Kadastik. Ja ma tahtsin kõigepealt ära klaarida, et Priit, et see, mida sa ütlesid, on see, et tulevikus võib keegi tahta hakata kasutama Vene gaasi, mis on sinu arvates loogiline ja majanduslikult mõistlik. Sellepärast ma seda markeerisingi, et kuna sa tõid selle ise välja, et see on sinu arvates loogiline, majanduslikult mõistlik. Mis Saksamaad ja tuumajaamu puudutab, siis Saksamaa majandusminister just ütles... on mõistlik, absoluutselt, jah. Aga mitte poliitiliselt või sisulises mõttes. Majanduslikult kindlasti, ma arvan, on see mõistlikum Ameerikast või Aasiast, kus iganes gaasi siia tuua. Aga see kindlasti ei ole Eesti kontekstis mõistlik.
aga ühesõnaga, mis ma tahtsin rääkida veel tuumajaamade kohta, siis Saksamaal on, nende majandusminister on hiljuti välja käinud, et tuleks hakata neid uuesti rajama. Saksamaal on avaliku arvamuse järgi tegelikult enamus toetaks tuumajaama ja praegult on seal sama takistus nagu ka siin Eestis. Ainukesed, kes selle vastu on sotsid. Et selles suunas seal tööd tehakse. Just eile rääkisin oma kolleegiga Bundestagist Hispaanias kohtumisel. Nii et selles suhtes ei ole see sugugi võimatu. Aga nüüd tulles siia konteksti, ma ühe asja tahtsin ära klaarida. Enne koosolekut ma rääkisin Andrese nõunikuga selles osas, mis puudutab neid Andrese kohtumisi ja selles osas vist ka vastati komisjoni esimehele, et ükski neist kohtumistest ei puudutanud põlevkivi temaatikat. Nii et selles suhtes see, et neid kohtumisi oli, sellele ka tegelikult ju Emma vastas, et need ükski neist lobikohtumistest ei sisaldanud seda temaatikat. Nii et see võib-olla on lihtsalt oluline ära markeerida, et ei jääks nüüd õhku rippuma mingisugust lobisüüdistust, mis praeguses nagu osalise info andmises nagu oli. Aga see, miks ma käe tõstsin, oli see, et ma vahepeal uurisin selle saartalituse kohta ka rohkem, et lihtsalt, et jällegi ära klaarida segadus. Saartalitusleping on ju esiteks avalik hange, see ei olnud suunatud Enefitile, aga Enefit selle võitis. Ja selle eesmärk on tagada seda, et need jaamad eksisteeriksid ja olemas oleksid. See tähendab seda, et see raha antakse selleks, et need jaamad hoida töös, sest majanduslikus aspektis, kui sellist garantiid ei oleks, siis põlevkivijaamad läheksid lähiaastatel kinni. Neid majanduslikult ei ole võimalik pidada. Et sellega tagatakse seda, et on jaamade remont ja asjad tehtud, neid hoitakse töövõimelisena ja sellepärast on seal ka kirjas minimaalne mingisugune maht, et tõestada, et nad on võimelised töötama. Praktikas näeb see aga seda ette, et need jaamad peavad tegema pakkumisi turule ja turg ja turuhind on see, mis määrab, mis hetkedel need jaamad töötavad. Nii et kui on meil kriis, siis need jaamad töötavad pikalt, kui meil ei ole kriisi, siis need jaamad ei tööta. Ja kui ma õigesti mäletan majanduskomisjonist, siis minu meelest saartalituses ka osa sellest rahast arvestatakse tagasi, kui jaamad on pikalt töös ja saavad turult arvestatavaks koguses ka raha. Et lihtsalt tahtsin ära klaarida, et ei jääks õhku selliseid segaseid arvamusi, nagu see saartalitus ainult nõuakski 10 päeva. Et see käib ikkagi seda, et nad peavad olema turul ja lihtsalt turg determineerib selle, kui palju nad päriselt on. Ja sealt siis tulebki nüüd prognoos, kui palju on neil potentsiaalselt vaja seda põlevkivi. Et jah, riskistsenaariumid on riskistsenaariumid, aga seal tuleb arvestada võtta ka kõik muud, mis turul juba täna olemas on ja mis on võimelised pakkuma, et ka gaasijaam juba on mingisugusel määral turul ja neid tuleb ka siin 27 ja muudel aastatel juurde. Et eks see on nüüd see Eleringi riskiprofiili küsimus, et mis mahus ka nemad näevad, et seda põlevkivi potentsiaalselt on vaja kasutada. Ja nüüd ongi küsimus, kas see riskiprofiilide selle asja hindamine on nüüd täpsem, kui ta oli aastaid tagasi, või oli tollal juba see prognoos liiga optimistlik sellele, kui palju põlevkivi vaja läheb, arvestades seda, mis tegelikult maailmas on toimumas. Aitäh. Jaa, aitäh. Selle saartalituse osas oligi see, et kui on võimekuse tagamine ja kontrolli jaoks on vaja demonstreerida ainult 1 tunni vältel, terve aasta jooksul, siis pole vaja pärast imestada, et miks mingid asjad ei tööta, kui neid vaja on, näiteks talvel, et nagu meil tihti on, siis meil läheb hind üles. Aga kui Andres Sutil ei olnud nagu probleemi, ei ole midagi varjata, et siis tekib küsimus, et miks tal siis oli probleem tulla siia komisjoni ja seda sama siis öelda, et näiteks, et need kohtumised ei olnud seotud sellel teemaga, et nendel kohtumisel siis arutati midagi muud ja võib-olla rääkida ka nendest muudest 18 kohtumises, mis oli Kliimaministeeriumil, kaasa arvatud, ei tulnud ükski Kliimaministeeriumi esindaja, kus võib-olla oleks saanud rääkida näiteks 2024. aasta detsembril toimunud kohtumisel Viru Keemia Grupiga, kus siis räägiti põlevkivi ja selle jaotusest. Põlevkivi ja selle jaotus. Osales Yoko Alender, tema nõunikud Keit Kasemets, kes oli siis kantsler, Jaanus Uiga. Et tegelikult Kliimaministeeriumist ootasimegi, et kas tuleks Andres Sutt või mõni muu esindaja, kes siis tegelikult sellel teemal võib-olla ka valgustaks, et millised need arutelud on olnud nende aastate jooksul ja mis need kohtumised sisaldasid, aga see, et Reformierakonna ministrid ei käi või ei julge käia, et see on nagu tavapärane, et me oleme seda nagu tähele pannud, et ma arvan, et ma täpsustaks siiski, et siin ei ole küsimust julguses käia, vaid siin on ikkagi rohkem see, et kuna korrukomisjon väga tihti tegeleb
lihtsalt päevapoliitiliste teemade arutamisega, millel ei ole mitte midagi pistmist korruptsiooniga, siis seetõttu ministrid ei hakka ka ilma olulise vajaduseta tulema, eriti kui teema, no nagu antud juhul kirjalikult vastati, et tegelikult need teemad ei kattunud, seetõttu ei olnud ka mingit põhjust tulla. Et selles mõttes ärme jäta nüüd üles sellist arvamust, et nad kardaksid tulla. Ei karda tulla, siin on lihtsalt see, et seda komisjoni kasutatakse väga palju lihtsalt nad ei käi, lihtsalt nad ei austa ei korruptsioonivastast erikomisjoni ega neid teemasid. Ma usun, et nad austaksid seda rohkem, kui korrukomisjon tegeleks oma teemadega. Rain Epler, Priit Sibul siis. See hinnang, et korrukomisjon minu arust tegeleb oluliste teemadega aga mõnes mõttes, et kui sinu ettepanekust Mario kinni haarata, siis võib-olla võiks vaadata korraks minevikku ja võtta korrukomisjonis ette selle hanke, kui Mario oli Liina Kersna nõunik, mis nad tegid ja see tegelikult tekitas ka palju küsimusi. Dokumendid on salastatud, aga Riigikogu liikmetel on saladuse luba, nii et ma arvan, Mario, haarame su ettepanekust ja vaatame selle hanke asjaolud ka läbi, aga ma tulen nüüd selle tänase koosoleku teema juurde, et kõigepealt kommentaariks mul on nii hea meel, et me oma armsas eesti keeles siin saame oma asju ajada, sest ma kujutan ette, et kui me räägiks mingit nagu rahvusvaheliselt laiemalt arusaadavast keelest ja see istungit mõne teise riigi esindajad vaataks, et siis meil tekiks suur küsimärk, et kuidas Eestis nagu seda nagu riigi olulisi küsimusi lahendatakse, sest meil minister ei tule istungile põhjendusega, et ettevõte ise tegutseb, pole valitsuse asi. Ministeeriumi esindaja räägib sõltumatust Keskkonnaametist ja meil nagu kogu aeg avalikus nagu sellises debatis on kõik on sõltumatud ja nagu keegi ei tea, mis keegi teeb ja ka riigijuhtide tasandil peaministrini välja ei teata. Siin sellel nädalal Jürgen Ligi käis rääkimas sellest, kuidas Reformierakond ei juhi majandust, siis käis Andres Sutt rääkimas täpselt, kuidas riigiettevõtteid valitsus ei juhi ja Kaur kinnitas, et ametid on ka sõltumatud, et see tekitaks, ma arvan, teistes riikides suuri küsimärke ja võib-olla Eesti energeetika probleemid tulevad sellest, et meil puudub selline riiklik ühtne vaade energeetikale ja lastakse kõigil osapooltel niimoodi sõltumatult toimetada ja siis need sõltumatud toimetused ei lähe kokku. Aga nüüd konkreetne küsimus. Ma sain tänasest vastustest aru, et kõige soodsam on Narva kaevandus, siis on Estonia 1, siis on Uuskiviõli ja siis Estonia 2 oleks kõige kallim. Korra täpsustan, et see Narva puhul on tõesti sõltub nende keskkonnatingimustest, et mahust jah. Ja okei, aga käis ju läbi, et Narva majanduslikult kõige soodsam, ma saan aru, et kui mahtu üles viia, siis läks majanduslikult kallimaks või? Loogika ütleb seda, et kui üks kaevandus tõstab oma mahtu, siis ühiku hind läheb alla. Narva puhul on mahu tõstmise piirang. Seega selle sõltumatu Keskkonnaameti poolt? Ma mõtlen, kust see piirang tuleb? See piirang tulebki tonnaažist ehk kui Estonia kaevandus kaevandab 5 miljonit tonni põlevkivi, on Estonia kaevandus kõige soodsam kaevandus Eesti Energia portfellis. Narva karjäär kaevandab hetkel umbes 2,3 kuni 2,5 miljonit tonni. Et sealt minna 5 miljoni tonni peale on vaja teha lisainvesteeringuid ulatuses 200 miljonit eurot. Pluss eraldi keskkonna loastamine, alade uus haaramine. Ja see võib tähendada seda, et ühiku hind, mis tekib Narva karjääris 5 miljoni tonni peal, on hoopis teises klassist. Nii et ma normeeriks kõik need hinnad ikkagi teatud mahu peale. Ja 5 miljoni tonni mahu pealt on Estonia kõige soodsam. Mul tekiski, et siin varudest käis ka läbi, et Narvas on 90 miljonit tonni ja Estonia ühes 60 ja Narva nüüd suletakse. Jälle nagu riskistsenaariumi mõttes, et see 60 teatusstsenaariumi juures võib saada, ammendatud, vähem kui 10 aastaga. Kui õlinõudlus püsib ja mingil põhjusel ikkagi jõutakse tagasi sellise tervemõistusliku lähenemise juurde, et elektrit on ka mõistlik toota kohalikust allikast, mitte seda transportida ja saadakse, vaadatakse nagu arvutused teaduspõhiselt üle ja tunnistatakse endale, et tuule- ja päikseenergia on kallis. Et siis see on vähem kui 10 aastaga, aga mis see Narva avamine, kui siis tekib vajadus, Estonia 1 hakkab ammenduma ja Narva, taas avamine, et kui kulukas see umbes on? Ma ei tean, et sa ei ütle mulle täpselt numbrit, aga et kas see on suurem kulu kui selle mahu näiteks tänane tõstmine, väiksem kulu? Ma vastan sedasi, et
see number, mis ma ütlesin, see kirjeldabki seda olukorda, kus kaevandusala kasutuse võtmine vajab sisuliselt uut tehnoloogiat. Lisaks on Narva karjääri osad alad mitte meie kasutuses, vaid ühe teise turbaettevõtte kasutuses. Kolmandaks tuleb see kõik uuesti loastada. Me asume siis nendes uutel aladel väga lähedal Kurtna järvistule. Seega see otsus kaevandus uuesti avada on eraldi otsus, mis tuleb siis teha keskkonnaloa taotlusega ja Keskkonnaamet siis oma taotluses saab anda meile tingimused, kuidas siis need alad kasutusse võtta. Narva karjäär on olnud kasutuses aastast 1970 ja kui me räägime tõesti selle Narva karjääri mingis stsenaariumis, mängitud stsenaariumis kasutuse võtmisel, siis see on paarsada miljonit investeeringuid. Okei, jah, ma lihtsalt ütlen, kuna ma saan aru, et ega sul ei ole praegu nagu mingit täpset arvutust, aga nagu suurusjärgu mõttes ma tahtsingi vastust. iga kaevandus nii-öelda projekt, me räägime siin mitmesadadest miljonitest, kui me räägime kaevandust. Lauri loogika olekski olnud see, et uus Kiviõli kaevanduse avamine maksaks ka paarsada miljonit eurot. Just. Samas. Kõikide kaevanduste puhul me räägime suurusjärgust, mis läheb mitmesadadesse miljonitesse eurodesse ja sellise investeeringu jaoks ongi vaja väga pikka kindlust, et siis see maht, mis sealt võtad, oleks selline, et suudaks selle investeeringu tagasi teenida. Ehk see sõltub tarbijatest. Kas saaks korra veel kommenteerida, kui palju on uus Kiviõlis tegelikult seda varu, et siin on lihtsalt nii palju erinevaid numbreid käinud, et siin 100 midagi või 150 miljonit tonni ja mis siis võib olla nagu selle väärtus? Eesti Energia Uuskiviõli osa geoloogiline varu on circa 90 miljonit. Ja maavara väärtuse määrab riik läbi kaevandusõiguse tasu, mida siis riik keskkonnaloa omanikult nõuab, kui ta läheb maa alla seda kivi võtma. Kaevandusõiguse tasu Eestis on seotud kütteõli hinnaga ja minul puudub täna teadmine, et riigil on huvi või plaan seda kuidagi muuta. Et siis te ei saa praegu nimetada selle väärtuse summat? Riiklike maavarade väärtust hindab riik ja ma rõhutan veel kord, ressursitasu või kaevandusõiguse tasu on see aken, mille kaudu riik oma vara väärindab. Ja võib-olla Hando Sutter saab kommenteerida, siin oli päris pikk see arutelu, et võib-olla teie oskate öelda või hinnata, mis võib olla nagu see väärtus ja võib-olla ka laiemalt mingid muud küsimused, mis on olnud, et siin oli ka küsimus, eks ole, eelmise juhtkonna poolt, Maarjo Kadastiku poolt, eelmise juhtkonna otsuste kohta. Jaa, et ütleme, et see, mis puudutab Narva karjääri, et siin oli küll selline palju fakte ja oletusi, aga ütleme, et ma julgen öelda küll oma tausta pealt, et kui see Narva karjäär suletakse, siis igaveseks, et see varu, mis seal on, see sinna jääb, et seda taas kasutama ei hakka kunagi mitte keegi. Eks see on ka eraldi küsimus ressursi kasutamisest, et miks me ressursi jätame maha, nii et seda kindlasti keegi enam avama ei hakka, et sellega peab lihtsalt arvestama, et kui on otsuste sulgedes, ta suletakse ja mingis kriisistsenaariumis teda avama ei hakata, et see ei ole reaalne. Aga see, mis puudutab põlevkivivaru ja selle väärtust, igale varule võib arvutada erinevaid väärtusi. Tõepoolest, ega kõik maavarad ju päeva lõpuks kuuluvad riigile, ükskõik millisest maavarast me räägime ja see, mis väärtust riik sealt saab, seda otsustab riik ja kui see küsitakse liiga palju, seda maavara ei kasutata
et see on selline mingi siis nii-öelda tunnetuslik raha, mida siis ühiskond saab selle maavara kasutamisest, see on ikkagi nagu ühiskondlik rikkus. Ja põlevkivi puhul tõesti omal ajal oli see väga suur debatt ja kuna oligi, et tegelikult väärindaja väärtus sõltub siis maailma turuhinnast põlevkiviõlile või laevakütustele, siis nii on ta määratud, nagu ka Lauri ütles, ja kui me vaatame tulevikku, siis selle põlevkivi, mis täna maa sees väärtus tulevikus sõltub sellest, mida teevad nii-öelda naftahinnad maailmas. Et kui need naftahinnad on kõrged, sellel on meeletu väärtus, kui need naftahinnad on siis alla oma hinna, mida me suudame Eestis neid õlisid toota, siis tal ei ole väärtust. Nii lihtne ta täpselt ongi. Aga kui ma igaks juhuks kontrolliks vaatasin seda stsenaariumit, millega me kunagi käisime valitsuses ja uue õlitehase tulevikustsenaariumeid kirjeldasime ja seal oli mingi kõver siis õli tarbimise prognoosist maailmas tollel ajal ja praegu siis pigem on see tarbimise prognoos üles läinud, mitte alla, nii et kõik on loomulikult suhteline ja eriti tänases maailmas, mis saama hakkab, ei tea me mitte keegi. Aga veel kord, et minu arust ütleme, see riskistsenaariumi läbi mängimine on hästi oluline ja minule tundub, et see puuduv link on praegu just Eleringi ja Eesti Energia vahel, et tegelikult valmisolek, milles siis Eesti elektritarbijad, ma korra tuletan veel meelde, et me maksame kõik 60 miljonit eurot aastas, mis on umbes 8 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ikkagi arvestatav raha ja tegelikult me tahaks uskuda, et me maksame selle eest, et kui tekib varustuskindlusega mingi probleem, et siis see on tagatud siis meie põlevkivielektri juhitavate võimsustega, aga kui see puudutab ainult elektrijaamade käigus hoidmist, aga mitte põlevkivi tagamist, siis tegelikult on see nagu pool lahendust. Ja kui ma olen ka ise seda lepingut lugenud, millest seal jutt oli, et see tõesti ei näe seda kohustust Eesti Energiale ette ja minu arust on see küsimus pigem Eleringile, et miks on pandud selline avalik raha mängu ja tegelikult on selles siis ostetud nagu pool lahendust, et minu arust neid tingimusi, milliste tingimustel Eesti Energia peab varustuskindluse tagamisel osalema, need peaks olema oluliselt täpsemad, aga see on tõesti küsimus Eleringile. Ja aitäh, et meil on tegelikult pikalt istunud ka Konkurentsiamet, et ma tahaks Konkurentsiameti seisukohta, et nüüd need pikad vaidlused, mis on kohtus olnud, olid siis üks põhjus oli just nii-öelda turgu valitseva seisundi võimalik kuritarvitamine, et kui see moment, kui siis Eesti Energia tütarettevõttele kuulus siis enamus kaevuõigustest, et siis selle alusel üks hetk VKG siis kaebas kohtusse, et just selle samal põhjusel. Aga nüüd tekib nagu olukord, et ja ma saan aru, et see käidi Riigikohtuni läbi, siis jõud ikkagi kokkuleppeni, et kokkuleppes oli, et 2/3 jääb Eesti Energiale, riigiettevõttele ja 1/3 siis VKG-le. Ja nüüd tekib siis tegelikult vastupidine olukord. Nüüd, kui need õigused lähevad meil kõik eraettevõttele, VKG-le, siis ju tekib siin olukord, et neil põhimõtteliselt võib olla turgu valitsev seisund. Seesama, mille põhjusel VKG ise kunagi läks kohtusse. Ja kui tõesti nagu tekib olukord, et Eesti riigil ei jätku enam, Eesti Energial ei jätku enam põlevkivi tõesti 15 aasta pärast või veel hiljem, et siin on erinevad need arvutused olnud, et nagu näha, et ei ole nagu tegelikult hinnatud, et mis siis näiteks juhtub siis pärast aastat, näiteks 2040, et ja tekib olukord, kus siis on vaja osta eraettevõtjalt ja eraettevõte, kellel on turgu valitsev seisund, positsioon, eks ole, saab seda omakorda nagu ära kasutada. Et kas Konkurentsiamet on üldse analüüsinud seda olukorda, et kas siin võib tekkida selline ohupotentsiaal ja võib-olla te oskate ka nagu rääkida sellest ka vaidlusest, mis varasemalt oli selle sama kaeveõiguse pärast? Aitäh! Ja aitäh, tere ka minu poolt ja aitäh kutse eest, väga huvitav arutelu on olnud. Konkurentsiamet tegutseb sõltumatu, tõepoolest sõltumatu konkurentsi järelevalvajana
ja see küsimus, mis mulle nüüd esitati, puudutab tõepoolest konkurentsi küsimust, aga Konkurentsiamet, ma meenutan, on tegelikult ju ka sõltumatu, veel kord toonitan, seadusest tulenevalt sõltumatu energiaturu regulaator. Ja see varasem diskussioon, mis siin peeti, puudutab väga otseselt ka meie tegevust, aga seal ma pigem tänan selle diskussiooni eest ja võib-olla enne kui ma vastan sellele küsimusele, mis mulle esitati, ma tegelikult toon välja ka selle, et ma olen tegelikult Ando Sutteriga nõus selles osas, et minu arvates on olulisem selge ülevaade sellest, et kuidas ta varustuskindlust siis tagatakse. Ja sellest diskussioonist jäi mulle praegu küll kõlama väga muret tekitavalt, et meil ikkagi varustuskindluse osas väga selget koostööd justkui nagu ei ole nende kahe ettevõtte puhul, kes siis peaks selle tarbijatele tagama, et see on üks vaade ja teine vaade on, ei tohi siit ära unustada ka tarbija poolt. Et lõpuks on küsimus usalduses ja meil peab kõigil olema ka usaldus, et kui kriisisituatsioonis on vaja põlevkivist seda energiat toota, siis seda ka toodetakse päriselt. Et siin kõlas küsimus sellest, et kui on vaja teha äriotsus, et kas toota energiat või toota õli, siis minu jaoks jäi natukene segaseks, et kes siis selle äriotsuse teeb, et see on võib-olla üks kommentaar, mille ma teen, aga teen selle kui sõltumatu energiaturu regulaatori juht. Ja teine kommentaar, mille ma võib-olla ka ära teen, on see, et kui te vaatate neid omaniku ootuseid, siis need on sõnastatud ju aastani 2026 lõpuni ainult. Ja võib-olla siin ongi vaja ka õigetel inimestel kaasa võtta see teadmine, et võib-olla on õige aeg need omaniku ootused ka üle vaadata just nimelt muutunud kriisisituatsioonist tulenevalt. Aga see on nüüd lihtsalt kommentaar. Aga nüüd ma vastan küsimusele, mis mulle esitati. Konkurentsiametil on olnud siin aastate jooksul enne minu aega ka päris mitmeid vaidlusi põlevkiviga seoses ja meenutan varasemat aega, kunagi Konkurentsiamet lausa kooskõlastas või põlevkivi hinda, aga seda me ammu enam ei tee. Käimasolevatest menetlustest amet, neid me avalikult ei kommenteeri, aga meil on küsimus puudutab ühte menetlust, mis tõesti on tänaseks lõppenud. 23. aastal üks ettevõtjatest siis pöördus Konkurentsiameti poole väitega, et teine ettevõtja oma turgu valitsevat seisundit kuritarvitab. Ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis küsimus oli siis selles, et kui nüüd olukord on muutunud ja see, kes enne väitis, et teine ettevõtja oma turgu valitsevat seisundit kuritarvitab, hakkab ise seda kuritarvitama, et mis siis juhtub? No siis juhtub see, mis vaba turu konkurentsijärelevalve puhul ikkagi juhtub, et konkurentsijärelevalvet teostav amet vaatab sinna sisse, vaatab, kas asjaolud viitavad turgu valitseva seisundi kuritarvitamisele ja kui see leiab kinnitust, siis seda menetletakse. Konkreetse vaidluse puhul, mis 23. aastal siis VKG poolt VKG taotlusel algatati, Konkurentsiamet selle menetluse 24. aastal lõpetas juba circa 2 aastat tagasi ja seal me turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ei tuvastanud. Ja midagi rohkemat, kui on küsida, siis küsige juurde, aga võib-olla midagi rohkemat ma selle menetluse kohta ei kommenteerikski. Ja siin oli korra vist vastu kommentaar. Ja ei, mul on väike kommentaar lihtsalt, mitte Evelinile, aga lihtsalt korra nagu teistele ka täpsustamist. Põlevkivi ei kuulu ei Eesti Põlevkivile või Eesti Energiale ega ka VKG-le. Eesti põlevkivi või see maavara kuulub riigile. Ja riik annab neid lube, ta annab aastase mahu ja kui ettevõte tahab seda suurendada oma varu, siis ta saab alati seda taotleda. Seda saab seda teha nii VKG kui ka Eesti Energia. Ja kui on see, et kui on ühel ettevõttel lõpeb varu otsa ja nähakse, et teisel ettevõttel on väga palju passiivset varu, siis riik saab neid lube ka muuta. Nii et lihtsalt ma ütlen, et riik on selle strateegilise varu, nimetakame seda põlevkivi niimoodi, tal on päris suur kaalutlusruum selle ressursi jagamisel. Aitäh! Jah, no lihtsalt siin oligi nagu see arutelu, et on võimalik nagu need load loovutada, müüa, siis ongi küsimus, kas siis on vaja nagu kõik kohe nagu loovutada, nagu selle uus Kiviõliga juhtus. Priit Sibul. Ja ma püüan veel korra sellest loogikast aru saada, mis puudutab neid kaevandusi, et see Narva otsus sulgeda on tehtud. Narva karjääri sulgemise osas on otsus tehtud. Jah.
nii, siis see uus kiviõli on võõrandatud. Aga mul on küsimus, et kui me ei muuda, ma lihtsalt saaks aru, et miks praegult, eks ju, on otsustatud ainult siis Estoniast, et kas see on siis nii-öelda mõistlikum on nii-öelda ühest kohast kaevandada ja tegeleda ja nii-öelda see Narva karjäärivaru jätta sellisena, et kui mitte muuta või nii-öelda, et kas me täna enam Narvast ei saaks nagu kaevandada või mis see probleem on, miks me ta sulgema peame, et noh, me rääkisime, eks ju, mahu suurendamisest, aga kui me jätkaks samas mahus kaevandamist, kas see oleks võimalik ja kas see oleks nagu majanduslikult mõttekas või kahest kohast pole mõtet või miks see nii-öelda see loogika või majandusotsus nii-öelda tekkis, et see Narva igal juhul kinni panna, mitte jätkata seal kaevandamist? Tänane olukord on selline, et Narva karjäärist, nagu ma enne mainisin, kaevandame umbes 2,3–2,5 miljonit tonni. Estonia kaevandusest hetkel 1,7 miljonit tonni. Ei ole majanduslikult mõttekas hoida kahte erinevat kaevandustüüpi üleval ja siis ühte kaevandust veel nii-öelda poole võimsuse peal. Püsikulusid on topelt. Kõige efektiivsem kaevandus on see, kus on üks püsikulude plokk, mille peale on ehitatud võimalikult suur tootmine. See on võimalik Estonia kaevandusest kõige väiksemate kapitaliinvesteeringutega. Ja Narva karjääri nii-öelda viimane lõhkamine oligi eelmine nädal ja järgmine protsessi samm ongi siis Keskkonnaametilt siis tehniliste tingimuste küsimine. Aga hinnanguliselt, mis ressurss on, mis sinna Narva karjääri siis jääb ja nii nagu ma ei tea, Ando enne ütles, et tõenäoliselt me enam kunagi seda ei kaeva, kui see otsus on tehtud, sulgeb, siis noh, alati võib olla, eks ju, ma ei tea, juhtub imesid, et on vaja, aga noh, pigem suurem tõenäosus on, et seda kunagi enam kasutusele ei võeta, seda varu, mis sinna jääb. Mis see varude hinnanguline hulk on seal, aitäh? Ja kui ma natukene vaatan selle numbri järgi, et kui sobib, ma vastan selle hiljem. Teen ühe remargi veel, mis siin on mitu koosolekul osalejat on öelnud, et on, noh, ma saan aru, et osadel inimestel on mulje, et meil riigil ei ole varustuskindluse plaani. Riik ei saa aru, kuidas kas ressurssi jätkub või mitte. Siis ma ütlen, et Elering teeb iga-aastaselt varustuskindluse analüüse. Ta näeb ette nii lühiajalist horisonti kui pikaajalist horisonti ja minu andmetel on Eleringil kõik need riskistsenaariumid täiesti olemas, vähemasti 10 aasta perspektiivis, nii et need on täiesti olemas ja võib-olla siis ka väike kommentaar, et jah, et selle Narva karjääri osas, et ka nõukogu, et ootame meie ka täpsustatud informatsiooni. Jah, aga võib-olla see on selline juba laiem küsimus, et milline on nagu teie seisukoht sellele, et tehakse ikkagi sellise, mina ütlen strateegilise tähtsusega otsuseid, seejuures ei ole ikkagi sellist laiemat arutelu, nagu ei ole olnud arutelu Riigikogus, ei ole ühiskonnas arutelu, et samuti tehingu hind on saladuseks, et ikkagi arvestades, et see on riigile kuuluv ettevõte, mis teeb sellised otsused, et ikkagi kuivõrd on see ikkagi kohane? Ma arvan nii, et võib-olla see osa läheb sinna selle suletud asja juurde, et see leping annab ka teatud garantiid, mis siis võimaldab seda otsust teha ja ma ütlengi, et me ei müü strateegilist ressurssi, me müüme kaevandamise õigust ja VKG on juba alustanud kaevanduse avamisega. Kaevandus on juba avatud, ma ei tea täpselt, maanduv kaevandus. VKG osa on avatud ja puudub igasugune mõistlik argument, et Eesti Energia peaks seda praegust avama ja ma ütlen, avamine on väga kapitalimahukas ja avamine on väga pikaajaline protsess, et seetõttu pidas nõukogu seda mõistlikuks. Et lihtsalt see on ka natuke selline sõnade mäng, et me ei müü ressursse lihtsalt selle kaevandusõigusega, et see ju tekibki see ressurss, et ikkagi see, kellel on see õigus kaevandada, et ega see ei ole ju ka niisama, miks selle pärast on ka kohtus vaieldud, et ikkagi kui tekib see õigus seda kaevandada, siis läbi selle tekib ka see ressurss.
aga see kaevandusressursse antakse sulle aastased mahud ette, et Keskkonnaamet ütleb, kui palju sa kaevandada võid, et kui see läheb ühel või teistpidi läheb see nagu ebamõistlikuks, siis Keskkonnaamet saab seda oma loamenetlusega muuta. Ja Hando Sutter, palun. Kommentaar. Ma tahtsin lihtsalt ühe asja täpsustada. Ma lootsin, et Konkurentsiameti poolt tuleb see fakt ära, aga see materjal, mis seal turgu valitseva positsiooni kaasuses on, mis on ilmselt avalikult kättesaadav täna Konkurentsiameti poolt, et seal on väga põhjalikult analüüsitud põlevkivi hinda, nii et kui kedagi huvitab põlevkivi hind, siis sealt saab väärtuslikku infot ja kui ma peast mäletan, need hinnad, mille ümber arutleti ja millega siis tehakse ka päriselt tehinguid, on siis 20-30 euro vahel tonnist. Nii et kui enne oli küsimus, et mis on põlevkivi hind, siis Konkurentsiametil on selle kohta päris palju infot kogutud siin menetluste käigus, et ma usun, et see põlevkivi hind odavamaks ei ole läinud vahepeal. Ja, aga ma korra küsin ka Hando Sutterilt, et kas te näete, et võib tekkida nagu sellise turgu valitseva seisundi kuritarvitused nüüd, kui on eraettevõtte käes need load? Ma väga loodan, et Konkurentsiamet ei lase sellel sündida, et kuigi see oleks hästi pretsedenditu, kui Eestis elektrivarustuskindluse tagamiseks siis peaks hakkama ostma põlevkivi, et mitte ise kaevama, aga pigem ma loodan, et sinna jõutab. Lauri Karp, kommentaar. Riho soovis küsimusele vastus saada, et palju Narva karjääris on siis veel nii kaevandatavat kivi, et viimastel andmetel me räägime kaubapõlevkivi kogusest 30 miljonit tonni. Väga suur osa alast, mis on Narva karjääriga seotud, ei ole hetkel kaevandusele kättesaadavgi. Nad on seotud siis nii-öelda turupaladega. Ma loodan, et see vastus annab selle. Sobib? Ja, et vaikselt tegelikult peaksime nagu selle avaliku osa lõpetama, aga ma tahaksin, et sinu käsi püsti veel Konkurentsiamet, et kui on võib-olla veel laiemalt midagi kommenteerida, et mis võib-olla te näete neid ohte või ka oma kogemusest, et kuna tõesti, et kogu see energeetika ja energiaturg on ka teie kontrollida, et võib-olla ka teie poolt veel kommentaar. Ja aitäh, mul on nagu 2 kommentaari, et Hando selle konkreetse menetluse avalikult kättesaadavas ärakirjas põlevkivi hinda ei ole käsitletud. Küll on tõesti see põlevkivi hinna vaidlus käinud varasemalt lausa kohtutest läbi, nii et selles mõttes, kes väga tahab, leiab selle avalikest allikatest tõesti üles. Aga ma kasutaksin võimalust võib-olla teadlikkust kasvatada ja öelda, et ega Konkurentsiamet muidugi jälgib olukorda, kui keegi ettevõtjatest, olgu see põlevkivi valdkonnas või mis tahes muus valdkonnas, leiab, et keegi oma turgu valitsevat positsiooni kuidagi kuritarvitab, siis Konkurentsiamet seda järelevalvet teeb ja väga aktiivselt teeb. Ja siin on nagu 6 kriteeriumit, mida me vaatame. See on see, et kas tõepoolest toimub seal mingisuguste otseste ebaõiglaste äritingimuste kohaldamist. See on see, mida me eelkõige vaatame. Vaatame ka seda, et ega ei toimu mingit tootmise või ma ei tea, teenindamise kaubaturu piiramist. Et need on küsimused, mida me vaatame. Vaatame, ega ei ole ebavõrdset tingimusi, mida kohaldatakse. Vaatame, ega ei ole põhjendamatut keeldumist kauba müümisest või ostmisest, et antud juhul vaidluse selle üle paljuski oli, et üks tahtis osta ja teine oli valmis müüma, aga mitte võib-olla selle hinnaga, millega oldi valmis ostma. Nii et need on alati sellised küsimused, küll ei tohi segamini ajada 2 ettevõtja omavahel tsiviilvaidlust. Konkurentsiamet eelkõige tegeleb ikkagi tõepoolest sellega, et keegi, kellel on väga tugev turupositsioon, seda kuidagi ei kuritarvitaks. Ja ma kinnitan küll, et Konkurentsiamet seda järelevalvet teeb ka edaspidi. Aitäh. Priit Sibul. Ja mõtlen lihtsalt, et aru saada, praegult nende lubadega siis Eesti Energiale jääb ainult või on nii-öelda siis Estonia 1, mis see maht on, ja siis nii-öelda võimalik perspektiiv, kuhu saaks rajada on Estonia 2, ma saan aru. Ja rohkem nii-öelda kaevandusi või võimalikke ressursse täna Eesti Energial ei ole. Täna meil on Narva karjäär, Estonia 1. No Narva me panime kinni. Aga need on need täna ametlik seis. Ja mis need Estonia mahud on 1 ja 2 kokku?
üks ma markeerisin täna 60 miljonit ja Estonia 2 on peale kadusid 160 miljonit. Okay. Aga mul on üks üldisem küsimus ka, et kui me vaatame enne või nii-öelda neid samu omaniku ootusi, mis on siis eelmise aasta juulis antud 8 aastaks, kuigi vist Konkurentsiameti juht ütles, et selle aasta lõpuni või? 26 aasta lõpuni. Mul on lihtsalt nii-öelda üldisem küsimus, eks ju, proua Mere on pikaaegne tippjuht nii edasi, et kas selles kontekstis ja loomulikult ka ettevõttejuhile, et kui omaniku ootused nagu 2 aasta kontekstis nagu muutuvad, on ju, et kas strateegiliselt nii-öelda need otsused, mida me täna räägime, ma ei tea, põlevkiviressurss teisest on ju pikaajalise vaatega ja omaniku ootused kirjeldatakse nagu 2 aasta kontekstis, et kas selles kontekstis või selles arusaamises on nii-öelda võimalik ja hea nii-öelda ettevõttel üldse ettevõtet juhtida, et ma saan aru, et see on nagu teatavad vastuolud selles on ju, sest mõtleme sama, et see põlevkivi võeti välja, eks ju, 2 aastat tagasi ta oli, viimasest omaniku ootusest on ta välja võetud. Ma ei tea, kas järgmisest tuleb tagasi või ei tule, aga küsimus, kuidas see juhtimist mõjutab, kui need omaniku ootused kirjeldatakse 2 aasta kontekstis, aitäh. Aitäh. 2 aastat juhtimise kontekstis, eriti kui me räägime energeetikasektorist, on kindlasti ülilühike aeg, et me peaks rääkima võib-olla sellist 10-20 aasta perspektiivist ja suunast, kuhu siis mida siis riik üldse nii-öelda näeb ette energiapoliitikast varustuskindluse vaates, keskkonna vaates ja hinnavaates tarbijatele. Et selles mõttes jah, perspektiiv on kaunis lühike. Pika mõjuga ja selles mõttes jah, et eri ajastutel, juhatustel, nõukogudel, valitsustel on kindlasti erinevad nägemused ja see ongi siis tekitab sellise võib-olla teatava volatiilsuse, aga mida pikem vaade kokku lepitud riigi tasandil, seda lihtsam oleks kõigil turuosalistel toimetada, et see on nagu selge. Täiendan. Omaniku ootused oma olemuselt on olnud pikka aega peaaegu ühesugused. See on väiksed semantika muutused on. Ja kui me vaatame viimast omaniku ootusi, siis on see, et jah, sõna põlevkivi seal ei ole, aga oluline on see, et Eesti Energia omaks konkurentsivõimelist ja mitmekesist elektritootmisportfelli sünergias kaasuva tööstusega. See on ja teine on siis, meil on seesama, et juhitava elektritootmisvõimekus. Eesti Energial on need varad, mis nad on, neid varasid tuleb korras hoida ja neid varasid tuleb ka väärindada. Kas võimalik turg selline volatiilne, eks ju, kuskilt on Iraani sõda, see on reaalne. Jah, aga selleks on nagu teised meetmed, meil on saartalitus, meil on siin nüüd on strateegilise reserv. Ja, et need on teised meetmed. Oluline on see, et Eesti Energial oleks mitmekesine elektritootmisportfell. Seda ootab omanik. Kui omaniku ootustes oleks põlevkivi ikka olnud sees, kas siis ikka oleks mindud selle tehinguga edasi? Ja, vabandust, vist see küsimus on mulle. Siis saab täiendada. Ja, et kui see sõna põlevkivi oleks sees, siis ma ütlen, et me istuksime täna ikka siin. Me oleks täpselt samas olukorras, sest Eesti Energial on piisav põlevkivivaru oma tootmisvõimsuste tootmiseks, säilitamiseks ja arendamiseks. Mis nüüd on, Estonia 2, mitu 100 miljonit tonni sul oli? 160 miljonit tonni. Ma ütlen, Eesti varustuskindluse puhul ei ole oluline põlevkivi ja selle põlevkivi kättesaadavus. Probleem on juhitavad tootmisvõimsuste puudus. Meil pole tootmisvõimekust, seda varu meil on piisavalt. Ma ei saanud aru sellest vastu, et me ikkagi istuksime siin, kas me istuksime siin, arutaksime või siis, et kas see tehing oleks ikka olnud, kui kas see põlevkivi oleks sees või seda tehingut ei oleks olnud? Nii palju täiendan Kauri, et omaniku ootustes on sees maavarade väärindamine, et sõna põlevkivi kui sellist ei ole, semantika. Aga jah, me istuksime siin ikkagi samamoodi, sest teisest küljest jällegi omanik ootub, et meil oleks konkurentsivõimeline elektritootmisportfell ja see liiguks järjest keskkonnasäästlikumas suunas.
ja sellega me tegeleme. Aitäh. Sest et siin oli Lauri Karp oli andnud sellise, ma ei tea, kas see on intervjuu või arvamuslugu, et senisest rohkem lähtutakse riigi ehk omaniku soovidest. Ja et mõttekas on keskenduda sellele, milline on praegune omaniku ehk riigi poliitika ja sealt ongi tulnud, et kuna sellest kõlab, et justkui, et omaniku otsused on muutunud, neist tuleb rohkem lähtuda ja sealt tuligi küsimus, et kuna need on muutunud, kui oleks eelmine see omanikupoliitika, mis kehtis kuni need aastani 2025, et kas siis ikkagi oleks see tehing olnud või seda tehingut ei oleks läbi viidud? Ja ma lihtsalt juhin tähelepanu, et omaniku ootustes sõna põlevkivi on asendunud sõnaga maavara. Mitte midagi muud pole. Kuidas siis tõlgendada seda, et senist rohkem juhindutakse omaniku ootustest, et kui teie väide on, et omaniku ootused on olnud ikkagi sama, siis miks ikkagi nüüd aasta võib-olla enne valimisi, kui ma luban, et nüüd äkitselt oli vaja juhinduda rohkem omaniku ootustest? Ma arvan, et kommenteerin nii palju, võib-olla see on lihtsalt mingi sõnalapsus, et omanike ootused on olnud kogu aeg nõukogu päevakorras ettevõtted nii-öelda juhtides või juhendades, et ei saa öelda, et varasemalt oleks olnud, varasemad ootused oleks olnud vähem tähtsad või vähem tähelepanu all. Aitäh. Ja, et kas veel, ma teeksin ettepaneku, me läheksime nüüd nagu vaikselt selle suletud osa juurde, aga kas Hando Sutteril oli veel mingi kommentaar või täiendus sellele, mis kõlas? Ei ole. Ja kas mina võin ka lahkuda nüüd, et ma loodan, et ajalugu on piisavalt käsitletud, et või on minu olemine vajalik?